ma ei tea, mida ta pidi nagu sealt saama, ja mingit nagu torusiili vist põhimõtteliselt nagu. Ei kujuta ette. Aga noh, ja ongi, et võib-olla tal oli mingi muu haigus, on ju, et siis sattus nagu valel hetkel sinna nagu sööma, aga noh, lihtsalt see on õudne asi, mida kuulda mingi söögikoha kohta. Küll, halvim reklaam lihtsalt. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Asilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Täna sai lõpuks jälle siuke korralik algus, siuke nagu õige mehe algus. Jah, aga me olemegi õiged mehed ja seda ei maksa varjata ja see pole mingi häbiasi. Huvitav. Tänapäeval, kus mehed ei ole enam mehed ja naised ei ole enam naised ja lapsed ei tohi olla ei poisid ega tüdrukud, siis on okei öelda, et me oleme õiged mehed, mehed nagu muiste, mehed nagu metsapullid. Kas sul on midagi südamel, Jim? See ainult ongi. Okei. Said ära räägitud. Ma sain seda räägitud ja see on nüüd nagu siuke vabanemise tunne on tegelikult see nõudst ja. Vahel ongi vaja vist, mul on siuke tunne, kui ma vaatan uudiseid vahel, et vist ongi mingid siuksed hetked elus, kus on vaja minna korra Toompeale karjuma ja siis on nagu, kuidagi hing puhtam, tuju parem, koer õnnelikum kodus. Ja see on odavam kui terapeudi juures käimine. Jah, ma ei tea. Kui sa lähed autoga ja sul on vaja kuskile sinna vanalinna lähedusse jätta auto parklasse, siis on kallim ilmselt. Või kui sind arreteeritakse pärast, sa pead trahvi maksma, sest sa, ma ei tea, võtsid riided seljast ära või midagi. Või kui sa oled nagu, ma ei tea, värvinud ennast kokku mingisuguste, ma ei tea, lippudega ja loosungitega ja kuidagi, ma ei tea, teinud mingi eriti fancy nagu protestisildi näiteks, on ju, siis ma ei tea, kuskil büroo maailmast kõik selle kapa ostmine ja mingi pulga leidmine, on ju, kuskilt Bauhofist näiteks, on ju, et naelte ostmine või kruvida, et see kõik nagu maksab raha tegelikult ja. Eriti äge oleks veel palkad disaineri omale postrit nagu disaini, vot see oleks nagu, ma ütlen, see on küll asi, et mul oleks tõesti, isegi kui ma nagu võib-olla selle loosungiga nagu nõus ei ole ja ütleme, kogu see sisu on minu jaoks võõras, kui keegi läheb ja nagu palkab disaineri, et omale nagu kogu see visuaalne keel sellele plakatile ilusasti ära kujundada, teha nagu selline, ütleme, selle sõnumi kallal tööd teha natuke aega ja siis niimoodi hästi ilusa kapa peal välja trükkida ja lasta võib-olla see varrus veel kuidagi niimoodi ilusasti ära treida, siis mul oleks nagu tõesti see oleks minu arust väga äge. Jah, protesti disainibüroo tegelikult me võiksime täitsa mõelda selle peale. Kaaluda. Võib-olla see saab olema meie esimene miljon võib-olla tuleb sealt. Ja kes siis juba teab, kust see järgmine tuleb? No eelmine tuli Patreonist, järgmine tuleks on ju siis sellest protestidisaini büroost ja sellest järgmine. Ma arvan, et siis juba peakski juba kuidagi ambitsioonikamaks minema nagu Richard Branson või Elon Musk, et ikkagi kosmosesse. Jah, hakkame ikkagi investeerima nagu reaalselt tulevikutehnoloogiasse. Jaa, ma arvan jah. Mis ütleme, teeme võib-olla popkulturistidest esimese planeetide vahelise podcasti. Või midagi. Esimene interplanetaarne podcast. See oleks väga-väga uhke saavutus. Ja ma ei usu, et see nagu, kui meil need esimesed miljonid juba käes on, mis see siis tegelikult, see on siuke kättevõtmise asi tegelikult, olgem aus. Nende miljonitega see ei maksaks sittagi meie jaoks. Mulle hullult meeldib see on alati nagu nii lai ütlus, nagu kui keegi ütle mille kohta, et see ei maksa sittagi, vaata. Et lihtsalt mul pole elu sees olnud nagu nii palju raha, et millegi kohta nii öelda. Aga ma mäletan, et kui ma olin väike, siis mul olid ühed perekonna tuttavad, kes olid väga jõukad ja nüüd tagantjärele mõeldes on eriti naljakas, sest et see mees, kes seda ütles, nagu oli sel hetkel vist noorem, kui mina olen praegu, vaata, aga siis tol hetkel ma nägin seda nagu, ma nägin teda nagu mingit sükest väga nagu, ma ei tea, uhket ja võimekat ja võimukat sükest nagu täismeest, vaata, ja see oligi siis mingi, neil läks vist mingi veekeedukann või mingi sükke asi läks Rikki kodus ja siis seisime Tartu kaubamajas, ta kuidagi vaatas neid uusi nagu seal riiuli peale, siis vaatas, kurat, see ei maksa sittagi ju, võta see lihtsalt, vaata, umbes kraba mingi esimene. Võta midagi siit, eks ole, vahet pole. Et ma nagu, see on nagu lihtsalt nii kõva nagu, see on kõva sõna, kui sa nagu jalad arkis mingis poes, lühkarid jalas nagu kuldkeit kaelas, vaata, tõmbad mingisuguse riiuli suunas niimoodi, et see ei maksa sittagi. See on kõva. Ma isegi ei kujuta ette, mis summa see on, kust alates ma nagu võtan sellise seisukoha. Ma ei tea isegi, võib-olla ma olen kunagi elus sellist väljendit kasutanud, aga ma ei kujuta ette, mis olukorras või mis situatsioonis. Aga võib-olla tõesti mingi alla eurone jäätis on nagu piisavalt odav, et ma mõtlen, see on siuke
siuke impulssost või et noh, selle võib ju osta. Jaa, aga ikkagi vaata jäätis, sa juba praegu jäätisest rääkides nagu nägu läheb särama ja on kuidagi siuke päikseline olek, vaata, et selle peale öelda, et see ei maksa sittagi, see nagu tõmbab selle rõõmu koha alla nagu, et ma isegi ei taha seda nagu väljendit öelda, see ei ole kuidagi siuke rõõmus ja tore see ei ole jah siuke juubeldav nagu, see ei maksa sittagi. noh, kuule, osta ära. See ei maksa ju sittagi, ma võtan selle ära. Kohe on nagu... Millegi pärast, kui seda nii teed, siis mul tuleb mingi reklaamikampaania ette. Mingi väike Tom, see ei maksa ju sittagi, lähme võtame 10 tükki. Või mõni teine bränd, et... see oleks hea, see oleks väga hea. See võib kokku minna meie protestiaktsiooni disainibürooga, et riik, see ei maksa mulle ju sittagi. Ja noh, ütleme ikkagi tugevad ja võimekad loosungid peaksid olema meie forte, aga me kirjutasime vahepeal midagi sisukamat ka, või täpsemini mina kirjutasin ja sina unustasid kirjutada. Me lubasime, me kirjutame luuletused vahepeal, aga see oli üks ääretult keeruline ülesanne. Jah, see oli sellepärast keeruline, et esiteks meil kummalgi polnud meeles seda teha õigel ajal. Minul oli, mina mõtlesin terve aja nagu siin vahepeal. Juba aegsasti kirjutasid valmis selle või? Ja, ma olen selle kallal mitu päeva tööd vaeva näinud ja ma tegelikult käisin ringi ja vaatasin luulekogusid ja lugesin seina pealt luuletusi lootuses leida inspiratsiooni, et neid rõõmsamaid luuletusi üldse nagu, et noh, võtta me seadsime, et see peab olema kuidagi optimistlik ja ta peab ikkagi nagu noh, mitte lihtsalt, et väljas on päike, mina olen väike, vaid noh, et ta peab ikkagi midagi natukene sisukamat olema ja saad aru, kõik luuletused, mis mulle ette jäid, olid muserdavad. No täpselt, ma räägin selle taustaloo ka ära inimestele, kes ei ole kuulanud meie eelmist osa ja kes ei kavatsegi seda teha millegi pärast, siis meil tekkis arutelu, et kas luuletada saab üldse niimoodi väärikalt ja normaalselt ja kuidagi nagu, kuidas öelda siis, nagu vaimustust pakkuvalt, niimoodi inspireerivalt, niimoodi, et see luule oleks nagu puhta helge. Niimoodi, et seal ei oleks sees mingisugust peidetud ängi, et seal ei oleks mingisugust sellist nagu tüüpilist muserdavat raskust, mis iseloomustab tegelikult sellist kvaliteetluulet või sükest. Et kui me vaatame luule klassika poole ja üleüldse nagu enda pealt ka vaatame, et kui tekib luuletamise isu, et siis see tavaliselt tekibki mingis raskes olukorras või mingite raskete tunnetega seoses, et sa püüad sõnastada midagi sõnastamatut või midagi, mis nagu kuidagi elab su sees, aga seda ei saa kuidagi nagu välja ja siis sa paned selle luulesse või siis laulusõnadesse, eks ole. Ja laulusõnades on ikkagi päris palju kergem olla lõpuks kerge, sest et see on nagu muusika iseloom, et muusika võimaldab kuidagi teha ägedaks ka väga rõõmus sõnum ja väga nagu koomiline sõnum näiteks, aga luulega on natuke nagu raskem või mitte natuke, vaid isegi palju raskem, vaid tekib siuke tunne, et kui ma luuletan nagu helgetest asjadest, siis kas see on üldse mingi luule või kas sellel on mingit kaalu ja siis me otsustasime, et teeme sellise harjutuse, et püüame tänaseks saateks kirjutada, sina kirjutad ühe teksti, mina kirjutan ühe teksti, mis on helge ja või koomiline, kuid mis oleks nii hea, nii kvaliteetne, et see jääb kultuurilukku. Jah, ja arvestades, et ma ei ole kunagi ühtegi väga head luuletust kirjutanud, siis sa võid ette kujutada, kui keeruline ülesanne see mulle oli ja mis tõttu ma kogu aeg muretsin selle pärast ja tõesti, ma tegin pilti, ma otsisin seinte pealt. Kui sa oled käinud kunagi sellises, muidugi sa oled käinud, me oleme seal koos käinud, sellises Tallinna kohas nagu Frank, siis seal on vanad Eesti naised, ma kuidagi täpsustan seda lauset, vanad ajakirja Eesti naised numbrid on seintele vetsudes kleebitud. Mitte lihtsalt vanad Eesti naised ei ole kleebitud seintele, vaid ajakirjast ma mõtlesin, kuhu mu vanaema kadus. Franki vetsu. Ja seal on, ma vaatasin seal nagu seina peal, et ohoo, siin on mõni luuletus ja et noh, Eesti naine ja pealkiri oli Kevadisen virvendusen, et tundus nagu, et ohoh, et see võib ju midagi, noh, et võib-olla saab siit inspiratsiooni võtta, ma kohe pildistasin selle üles ja siis hakkasin lugema ja mõtlesin, et siit vist ikka päris mind kevadisse virvendusse kannab taas meeltehärm ja hämar valu. Ühesõnaga, juba esimese 2 reaga ma jõudsin sinna, et tegelikult see ei olnud hea inspiratsiooniallikas ja niimoodi võis kogu seda protsessi kirjeldada,
kuidas see nagu luuletuse noh, nii-öelda, ma ei teadnud, millest kirjutada. Ma võtsin samamoodi laulud nagu mõttesse, et noh, laule on ju nii palju, mis räägivad positiivsest asjadest, enamasti armastus ja seks. Ja ma mõtlesin, et äkki ma peaksin siis ka kirjutama luuletuse armastusest ja seksist, aga enamus need luuletused, mis on nendel teemadel, kipuvad ka kuidagi rääkima mingitest sellistest tunnetest, et me oleme just seksinud, aga ma ei tunne sinuga mingit tõmmet, eks ole, see on hästi tüüpiline teema või noh, muidugi ütleme purunenud armastusest on ju meeletu hulk erinevaid luuletusi, on ka selliseid positiivsemaid armastus kodumaa vastu, aga ka need kipuvad olema, et kui autor on parasjagu ise kodumaalt ära ja siis igatseb, eks ole, et noh, see, mis on klassikas, see, mis on nagu kõige võib-olla noh, kõige siuksem tuntum luule, et see kipub ikkagi kurb olema ja ma isegi ei teadnud, kust nagu pihta hakata. Ja mis siis sai? Ma mõtlesin, et ma kirjutan teadusest, et teadus on ju ometi selline minu elus vähemalt väga positiivne asi, aga ma jällegi jäin nagu korduvalt selle teemaga kinni, et ma nagu hakkasin peale sellise suure entusiasmiga ja õnneliku sõnumiga ja siis, kui ma jõudsin nagu edasi sellega kuhugi, siis ma mingi hetk tundsin, et oi, et nüüd ma lähen jälle nagu valel teel, et ma kuidagi nagu, isegi kui ma alustasin sellise rõõmsama sõnumiga, siis mul nagu kippus see suund minema sellele, et jah, et me oleme nagu ägedad küll oma teadusega, aga vaadake, kui palju halba me ka oleme teinud. Et noh, nagu ma ei tea, kas see vorm ise nagu kuidagi, ma ei proovinud teises keeles kirjutada, et kas see nagu keel võib-olla on see probleem, aga see vorm kindlasti kuidagi sundis mind rohkem mõtlema sellisel, ma ei tea, tumedamatel radadel või et isegi kui ma tahtsin seda positiivset sõnumit öelda, siis ma tahtsin kuidagi alati, mul oli kuskilt peast, aga sa peaksid rääkima siia juurde ka seda negatiivset asja, sest siuke puhas, üdini positiivne luuletus kõlab lihtsalt nagu propaganda, eks ole. No vot, aga kas sa siis andsid järele sellele sisehäälele või proovisid ikkagi ülesannet täita? Tead, mul on kolm mis need on siis, salmi, eks ole, sellel luuletusel ja see viimane salm vist ikka kuidagi kandus natukene mõtlikumale rajale ära. Ai, ohumärk. Jah. Oleks see kuskil alguses kas või, aga et lõpetad nagu mõtlikumal noodil, siis ikkagi see on ju see, mis lõpuks jääb nagu meelde või no okay. Ma loen selle luuletuse ette, siis vaatame, siis mõtleme ja analüüsime, kas ikka läks nagu väga, väga sohu või mitte. No proovin nüüd oma luuletuse lugeja hääle ette võtta. Ma ei ole selle luuletusele pealkirja pannud, sest nagu ma aru sain, kõikidele luuletustele ei peagi pealkirja pane. Olen loom, võrratu loom, toonud jumalatelt tule, asendanud pressiga sule, maandunud kuul. Olen kunstnik, teadlane, aina kestval arenguteel, filosoof ja insener, luuleread suul. Tean, ei suuda peatuda, usun, lõpuks ei tahagi, kord heast on loodud pahagi veel arengul. Selline luuletus oli ikkagi kuidagi lõpp läks nagu natuke mõtlikuma. Ei, aga ei lõppenud nii halvasti, kui ma kartsin. Mul ma nagu korduvalt tegin seda lõppu ümber, et ikkagi kuidagi peas käis see mõte, et peab ju ikkagi selle kuidagi hoidma ju optimistlikuna. Ja, mõjus reipalt ja niimoodi optimistlikult, et kuidagi kujutasin kohe ette, et kuidas mantlihõlmade lehvides nagu siuke tegus noori insener, ütleme nagu niimoodi kõnnib, ma ei tea, sügislehtedes nagu. Aga ikkagi sügislehtedes. Vaata, sügis ju ka on siuke mõtlik. Ma ei tea, see on see, mis luulega tuleb kaasa, kohe kui on luuletus, siis järelikult on sügis ja mantlihõlmad lehvivad. Tuul on, külm on. Kristjan Jaak Peterson käib palja jalu üle Toomemäe ja siis mõtleb, et läheks Riiga. Ja siis sureb noorelt. Kuidagi tumedaks läks jälle. Aga see ongi, vaat see on luule, noh, nii on. Aga võib rahule jääda, mina jään rahule sinu selle sooritusega. Kõva 3, eks ole. Ei, oota, kas me nüüd paneme hindeid või? Me võime panna hindeid, me ei pea panema. Koolis alati ei antud ka, eks luuletustest anti koolis hindeid? Ei antud, ma arvan. Ma ei mäleta ka, et oleks mingit sükest momenti olnud, aga mulle nagu kirjandust ei meeldi tegelikult üldse hinnata mingite tärnikeste või mingite numbritega, sest et mul on Goodreadsis ka näiteks konto ja ma märgin sinna üles, mis ma olen lugenud ja ma ei ole ühelegi raamatule pannud mingeid tärne, mulle tundub see nii loll asi, mida teha nagu ja siis puhtalt enda seisukohast nagu üldse mõista hukka inimesi, kes seda teevad. Ma peaks kiirelt minema vaatama, kas ma sinu raamatut hindasin, et ruttu hinne igaks üks ära.
aga ei, no lihtsalt aru, mul on endal tekib nagu sihuke tunne, et see on vaata see märk, mis sa jätad maha, on ju, sellest raamatust. Ja kui sa ei viitsi sinna nagu mingit pikka nagu tagasisidet kirjutada, siis see on kuidagi nii nagu, seda on nagu nii vähe, see on nagu nii vähe öeldud, isegi mingi kehva raamatu kohta, et paned, ma ei tea, 2 tärni, mis see siis nagu et noh, seleta lahti, vaata, et mis see nagu oli või mis see kogemus oli, et minu arust sa oled lugemiselamused on nii keerukad ja siuksed mitmekesised, et isegi hea raamat ju kohati võib ärritada ja halb raamat võib kohati üllatada positiivselt ja seda kõike lõpuks taandada mingile nagu 5 palli skaalale on hästi nagu kuidagi imelik mu jaoks või kuidagi, et see nagu on liiga vähe öeldud ühesõnaga. Kas sa oled näinud kunagi filmi This is Spinal Tap? Ei ole, aga see on üks nendest filmidest, millest eluaeg on räägitud kogu aeg. Seal oli lahkasid siis, ütleme siin nii-öelda ajakirjanik rääkis bändiga, ütles, et teil on siin olnud igasuguseid arvustusi läbi aegade, et teie plaadile Shark Sandwich anti ainult 2-sõnaline arvustus, shit sandwich. Et see on ka nagu umbes, et panedki lihtsalt 1, ei meeldinud, nõme. Jaa, nii et ma ei paneks sulle ühtegi hinnet, sest et tegelikult minu arust niimoodi ma ütlen palju rohkem, kui ma ütlen, et sa said selle ülesandega hakkama, et see oli hea sooritus, et see luuletus mõjus niimoodi reipalt, tekitas minus kohe mingisuguse kujutluspildi, on ju, et see toimis ühesõnaga nagu. Hea sooritus, sinna peaks alati järgnema, et noh, oleks ikka parem määre olnud. Ma ei tea, miks ma kohe spordiga vaata seostab. Aga loe enda ma ka, vaatame, mis sina kirjutasid, mind kohe huvitab. Mina pean alguses vabandama, sest et mul tõesti oli nii palju tööd siin vahepeal ja nii palju ka nagu sükest isiklikku kirjatööd, et ma lihtsalt ei jõudnud kirjutada seda luuletust tänaseks. Pole midagi, me andestame sulle, on ju kuulajad. Et ma nüüd siis luban järgmiseks korraks kirjutada mingi uue asja, aga õnneks mul oli tagataskust praegu välja tõmmata, ehk siis oma võrratust Tumblerist oli võimalik välja tõmmata nüüd 3 aasta tagused tekstid. Siin on 2 tükki, üks on hästi lühike, teine on hästi pikemat sorti. Aga ma mäletan, et need mõlemad pärinevad süksest perioodist, kus ma kuidagi aktiivsemalt luuletasin ja mõtlesin selle peale, et milline luule peaks olema või milline luule on rohkem minu rida, et kus ma oma nagu tugevusi rohkem suudan rakendada. Ja kogu aeg oli siuke tunne, et kui ma kirjutan midagi masendavat, siis sellel on kaalu ja kui ma kirjutan midagi helget ja koomilist, et siis see on siuke isegi nagu veidi häbi asi nagu avaldada siukest asja, et see on ju nii pinnapealne ja nii nagu kuidagi tühi või kuidagi tühine. Nii et see on nagu veider, et eks see ütleb midagi ka minu mingi iseloomutüübi kohta, aga samas ma arvan, et see ei piirdu ainult sellega, et mulle tõesti tundub, et see ongi see luule põhikuvand või siuke nagu luule on oma põhiolemuselt siuke depressiivne ja väga siuke sissevaatlik ja mõtlik vähemalt, väga mõtlik ja sealt juba on väga lühike maa minna nagu siukse depressiivsuse ja nagu kurbuseni, on ju. Aga mul on siin pakkuda nüüd üks lühike, mis on siuke nagu kuula ise, pealkirja ei ole, luuletus on selline. Ma tahan, et mind võetaks tõsiselt nii eest kui tagant. See oli luule, tähendab, vaata see parim review on korraks ikka küsiv pilk, see oli luuletus. Nii. Aga ta ei ole ju tegelikult mitte optimistlik, eks ole? Ei ole. Ta on täitsa siuke, on kihvt ja koomiline ka, natukene siuke nagu sõnade mäng. Jah. Väga lahe. Ma arvan, et see on kõige koomilisem luuletus, mille ma olen kunagi kirjutanud. Ja 10 punkti ka seksi äramärkimise eest. Vaata, see on ka alati positiivsuse juures hästi oluline. Ja see mulle meeldis. Okei, väga tore. Teine on ka siuke... Ma hakkan oma kirju niimoodi lõpetama. Pane see jah, see endale selleks signature'iks. See on väga-väga hea, sest et Keskkonnaministeerium vajab rohkem selliseid signatuure. Aga see peab panema siis kakskeelsena, ma pean laskma mingil heal tõlgil seal ära tõlkida. See jah, vaata, see sõnade mäng ei tohi kaotsi minna. Ja teine tekst, mille ma ette loen, pärineb sealt samast 2014. aasta novembrist ja jällegi oli hästi selge katse minu poolt kirjutada midagi sellist lõbusat, lustlikku ja ütleme vallatut jah. Ja ma tundsin ennast väga ebamugavalt seda kirjutades ja ma arvan, et nüüd lugedes ka, aga kokkuvõttes ma olen rahul selle luuletusega. Nii, siin on pealkiri ka, pealkiri on Sümfoonia üksikule kubemekarvale unustatud linal.
sa langesid ammu aega tagasi kirehoos valgele linale ja jäid sinna lebama veel väga pikaks ajaks. Kauemaks, kui keegi oleks osanud oodata, kauemaks, kui keegi oleks saanud oodata. Päevadest said kuud, kuudest sajandid. Tsivilisatsioonid tõusid ja vajusid põrmu, kuni lõpuks polnud alles enam kedagi, kes mõista võiks su olemust. Sinust sai maailma vanim ja üksildaseim kubemekarv, mõistatus, mis elas üle 1 000 000 pesukorda ja 500 000 valitsust. Oled Stonehenge vana maailma surivoodil, mis veel mõni ajastu tagasi põles öös loitvate kehade higist. Oled mälu, siis kui keegi teine enam ei mäleta käsi ega jalgu, mis köitena üksteise ümber põimunult kokku tõmbusid lihtsast rõõmust tunda nahka naha vastas. Enam ei tea keegi midagi neist öödest, mida ammu tolmuks saanud armastajad igaviku pähe sisse ahmisid. Alles on vaid üksik iidne karvake, sina, ja sinule see sümfoonia A-mollis ongi pühendet. Kerra tõmbunult lebad nüüd seal hüljatuna inimkonna ja ajaloo poolt, nagu mälestusmärk ei millelegi. Kaaslasteks kuu ja päike, koduks narmad, mis vileda tuule käes lehvides kiudhaaval su külje all lahti hargnevad. Pehkinud parv peatunud jõel kannab koormat liigrasket. Su keerdudesse suikvele jäi unelm suudlustest pungil huultest, mille pehmus kadus nagu lahkub soojus ammu surnud tähtedelt. Kus kohas sa randud, ei tea, liig kaugele triivinud juba meist, kuid kunagi, kui elu pole enam elu ja maa pole enam planeet, vaid pelgalt kolmas kivi päikesest, jääb möödujate kõrvu helisema üksiknoot nõnda kurb ja krussis, kammertoon, mis löödi helisema viimsel ööl mu kallima jalgade hargilt. Mulle väga meeldis see luuletus, aga Merci. ma ei ütleks, et see oli ääretult nagu positiivne ja sihuke optimistlik ja helge. Aga tead mis? Aga ta oli lustlik, selles osas ma olen sinuga nõus, jaa. Et ma just tundub praegu seda lugedes, jällegi ma ütlen ausalt, mul oli nagu piinlik lugeda seda, et mulle endiselt nagu mingi häbi kaasneb sellega, kui ma loen mingit sükest nagu lustlikku asja ja veel enamgi, kui ma nagu loen luuletust kubemekarvast nagu, et tegelikult see on siuke asi, mida ma ei taha teha, vaata nagu kunagi. Lugeda luuletust kõvasti ette, mis räägib kubemekarvast või kuidagi isegi sõna kubemekarv, nagu see on problemaatiline mu jaoks nagu, et võib-olla see on nagu mingi siuke sügavam teema, et sa kirjutasid selle luuletus, et seda kõike endast välja saada. Ma ei, selles mõttes, et ei no, et mul on jumala okei nagu sellega, et inimestel on kehad, et keha, ühesõnaga, et inimestel on kehad. Sul on sellega veel okei. Ja et inimeste kehadel on karvad, vaata, et mul ei ole nagu, ma ei diskrimineeri nagu erinevaid karvu, on ju, et karvastiile. Või jah, et see on okei, et on karvad seal, kus nad kasvavad, lihtsalt nagu, kui ma luuletan, vist see ongi see, et see on nagu, või võib-olla see taandub isegi nagu veel laiemalt kirjaniku siuksele nagu üldkuvandile ühiskonnas, et kirjanik on siuke nagu tõsine, mõtlev inimene, kes nagu räägib, mis tegelikult toimub kuidagi ühiskonnas ja meie ajastul ja meie kultuuris ja siis istuda maha ja kirjutada siuke lustlik luuletus kubemekarvast, see korraks tundub lihtsalt nagu nii siuke frivoolne vist on see sõna või kuidagi nii nii nagu loll kokkuvõttes jah, et aga see oli aktiivne siuke harjutus kuidagi ületada see valehäbi tegelikult, see on küll nagu tõsi, et aeg-ajalt ma sunnin ennast kirjutama mingeid asju, mida mul on ebamugav kirjutada lihtsalt selleks, et raputada ennast võib-olla mingitest krampidest välja või kuidagi, et mitte võtta ennast liiga tõsiselt, sest see juhtub ülikergelt, see enda liiga tõsiselt võtmine. Aga kui kunstniku töö on luua justkui tähendust maailma, siis ju ka positiivsed asjad, ju ka rõõmsad asjad, kõik see nagu väärib tähendust, veel seda enam, et tegelikult ju võib-olla meil ongi vaja rohkem tähendust sellele, mis on rõõmus, mis on positiivne, mis meid kuidagi sellest argielust tõstab ülespoole, olgu see siis selline veidi humoorikas ja ülepaisutatud mõte kubemekarvast, mingist sellisest, mis sõna sa kasutad, frivoolsest asjast. Ja ma olen nõus suga, asi lihtsalt ongi lõpuks nagu siukses enese liiga tõsiselt võtmises või siukses püüus olla hästi tõsiselt võetav nagu võimalikult paljudes olukordades. Ma viimane kord rääkisin sellest Tartu NAK-i kirjanike
kambast ja nemad andsid välja sellise, võib vist öelda luuleraamat, võib öelda naljaraamat, oli väike pornoraamat kunagi tuli selline asi välja ja seal oli hästi palju selliseid panemise nalju nagu, et sõnade mäng, nagu sa siin esimese luuletusena ka tegid, et midagi sarnast võinukski sealt raamatust leida. Mäletan, kui see välja tuli, ma ostsin selle ja see valmistas mulle ja väga paljudele mu sõpradele ja lähedastele väga palju rõõmu see raamat, seal tõesti sellised poeporno vist või midagi sarnast oli, et panen purgi korvi, mingid siuksed, ütleme täiesti siuksed hästi siuksed rohmakad ja naljakad asjad ja ma mäletan, kuidas mu ema seda raamatut luges ja itsitas oma ette, et võib-olla on tõesti vaja ju lihtsalt vahel ka sellist nagu meie keeles, meie igapäeva tegemistes, meie sellises nendes täiesti vahel nagu asjades, mis vahel tunduvad meile täiesti siuksed kuidagi sisutühjad ja mõttetud, et nagu sinna juurde panna see selline absurdne huumor tegelikult on ju väga huvitav. Ma ei osanud seda oma luuletuse puhul teha, ma vist ei oskaks seda üldse teha, isegi kui ma nagu reaalselt selle oma ülesandeks paneksin, ma ei ole nagu väga hea selline sõnamängur. Aga ma arvan, et siin tegelikult su sisetunne oli õige oma luuletust kirjutades, et lõpuks, kui sa jätad ühe dimensiooni täiesti välja oma mõtlemisest või nagu eneseväljendusest, ütleme, et oma luuletusest, siis muidugi see lõpuks mõjub plakatlikult või kuidagi nagu propagandistlikult, sest et siis ta ei ole enam loomulik, et tegelikult ju elu ongi kogu aeg väga-väga mitmekesine ja segane ja kui sa seda kuidagi kanaldad oma loomingusse, on ju, siis muidugi sa võid kalduda ühte äärmusesse või teise, et sa võid teha mingit nagu väga sünget asja või sa võid teha mingit väga helget ja lõbusat asja, aga neil mõlemal äärmusel on tegelikult oma mingi ühisosa ja see ühisosa ongi see komplekssus, see kuidagi see elu mitmekesisus ja mitmetähenduslikkus, et sealt polegi vaja välja puhastada nagu täielikult mingit ühte dimensiooni selleks, et saavutada nagu see oma efekt paremini või ma räägin kuidagi segaselt, aga ühesõnaga, et selleks, et teha mingisugune väga hingeminev, ma ei tea, sihuke nagu sünge metalplaat näiteks, selleks ei pea sealt praakima välja nagu absoluutselt kõike, mis elu üldse elamisväärseks ja toredaks teeb. See võib kõik seal sees olla, aga lihtsalt sul on nagu see kõik keeratud sinna nagu tumeduse poolele, eks ole. Et sa väljendad ikkagi kogu elu oma rikkuses ja ka seda rõõmu, aga sa väljendad seda nagu sellises tumedas toonis ja samamoodi on ju siukse nagu helge ja positiivsega, et me sinuga mõlemad ju väga fänname ja me oleme palju ka rääkinud siin saates Douglas Adamsi raamatutest Hitchhiker's Guide to the Galaxy, mis on ju ülilõbusad ja vahvad romaanid. Ja samamoodi siukses absurdsuses selle huumori leidmine. Just, ja ta on tõesti nagu siukses nagu koomilisuse äärmuses ja siukse lõbu äärmuses nagu võrreldes hoopis süngemate romaanidega, aga ei saa öelda, et selleks, et see koomilisus ja lõbu seal olemas oleks, et selleks on Adams kuidagi eiranud nagu üldse kõike, mis elu nagu hämaraks teeb, et vastupidi, seal kõik need teemad on ju seal sees nagu siuke täielik üksildus ja olemasolemise absurd ja mis asi see üldse on, et elav inimene siin lõputus universumis, vaata, mingi siuke koduigatsus ja kõik nagu siuksed nagu kõige raskemad teemad on seal sees, aga lihtsalt see vint on keeratud sinna nagu koomika poole, eks ole. Ehk siis, et selleks, et teha mingit kaalukat, ägedat, helget luulet, ei pea ennast sundima, ühesõnaga nagu viskama välja siukest, ma ei tea, mõtlikumat laadi ja nagu kõiki mingeid siukseid nagu hämaraid teemasid, eks ole. Et ma praegu sain sellest aru, sellepärast ma räägin nii pikalt, et ma nagu räägin seda endale ka selgeks. See on sul täiesti õige mõte, ma ei osanud seda vist isegi niimoodi mõelda, sest just seda luuletust kirjutades ma nagu püüdsingi kuidagi, et ma pean seda ühte dimensiooni hoidma ja kui ma mõtlen sellele reaalselt sellele nagu optimistlikule, üdini optimistlikule tekstile, siis mul tulevad tihtilugu ette hümnide tekstid on ju sellised, eriti võib-olla sellised nõukogude ajast jäänud tekstid, mul tuli kohe, kui ma hakkasin seda mõttelõnga oma peas ketrama, mul tuli meie Keila kooli laul tuli meelde, mis mul on pähe kulunud, sest loomulikult need hümnid, mida igal pool lauldakse, kuluvad pähe ja see esimene salm juba, et kui ta läheb su nooruses ära ja teadus
vabaduse valgus meil näitas, et selles on tegude algus, me nooruse ind ja kõik loomise rõõmud, su tarkuse karikast valatud sõõmud. No see on nagu selline, see nõrgub sellisest nagu üdini optimismist ja sellisest nagu, et no vaadake, see on nagu see on ju põhimõtteliselt selline, mitte Trooja hobune, mis sõna ma otsin siin, Potjomkini küla, noh ühesõnaga kõik on nagu maalitud jube ilusaks ja võrratuks ja see kiht siin ümber, see on see nagu siuke kullaga üle valatud kiht ja seal nagu ei ole seda sisu tegelikult. Mitte, et ma tahaksin kuidagi kritiseerida hümnide tekste või spetsiifiliselt Keila kooli hümni, nad on oma ajastu sünnid ja nad on nagu sellised, nagu nad on. Tihtilugu ei kirjutata hümni, mis laulab, et tegelikult jah, meil on siin Eestis külm ilm ja inimesed on ka natuke kuidagi kahtlased kohati, et me nagu kipume omavahel ei saa läbi ja aga siis jällegi vahepeal saame ja tegelikult on nagu tore, meil on laulupidu ka, aga jah, ma ei tea, et vaata, keegi ei kirjuta niimoodi, eks ole, sa võid luuletuseni kirjutada, aga sa ju ei kirjuta hümni niimoodi, et palju huvitavam on tõesti seda, mul tuleb meelde tudengite hümn Kaudaamus, mida muidugi lauldakse vaid 3 võib-olla kõige sellisemat süntsamat salmi, aga kui see nagu terves pikkuses ette võtta, siis seal on nagu need lisadimensioonid juurde tulnud küll läbi nagu ütleme vastassugupoole väärkasutamise ja muu pralletamisega, et tekst on küll selline optimistlik ja tänapäeval lauldakse seda kõikide suuremate Euroopa ülikoolide saalides, aga eks seal on ka oma selline tumedus juures, eks ole. Ja võib-olla sellepärast ta tudengitele nii väga meeldibki. Okei, ma siis püüan järgmiseks korraks olla sõnapidaja ja toon lagedale ühe värske teksti, aga mulle tundub, et me praegu saime millestki aru. Võib-olla tõesti. Võib-olla ma saan ka nüüd nagu kuidagi teistmoodi proovida läheneda sellele. Aga räägime edasi tumedusest, sest kaua me siin ikka seda rõõmsat optimistlikku šaraadi jätkame. Ärme tee nägusid, on ju? Yeah. Ärme tee halva mängu juures head nägu. Jah, ma arvan ka. Huvitav, kas keegi vahel hea mängu juures halba nagu ka teeb või? Mina olen tihtilugu torssis. Ma olen selline inimene, siuke pahur natukene. Et kõik võib hästi olla, aga ma olen ikka pahur. Võib-olla see on pokkeris ka nii, et tahad manipuleerida teisi ja siis teed hea mängu juures halba nagu. Ma ei ole väga pokkerit mänginud. Ma olen vahel pokkerit mänginud, aga mitte kunagi niimoodi, et seal oleks tõesti nagu mingid panused mängus ja et ma peaksin nagu väga tõsiselt läbi mõtlema, kuidas ma seda nüüd strateegiat siin teen, et teistele nagu ära teha. Viimati, kui ma mängisin pokkerit, siis ma olin teatrikooli läinud ja meil oli siuke rebaste nädal, kus meid retsiti jah, ja see oli hästi tore, kuidas meid retsiti ja meid viidi ühte korterisse, kus toimus siuke nagu härrasmeeste pokkerimäng. Meie siis olime need härrasmehed, pidime olema nagu viisakalt riidus ja ma mängin ja joon seal viskit ja üks hetk vaatan kõrvale põrandale ja mu kõrval maas oli tarantel. Saad sa aru või? Okei, nii. Ongi siuke lugu. Ma lihtsalt mõtlen, et kas see tarantel oli seotud teie retsimisega? Ei olnud, see oli lihtsalt selle korteri omaniku tarantel. Okay. Aga ma arvan, et põnevam on see, kui ma jätan selle loo lihtsalt siin niimoodi see on nagu parem lugu. Ma arvan, et me oleme selle tumeda teemaga nagu selles suhtes hästi praegu alustanud. Meil on kohe nagu hasartmängud, eks ole, tarantlid, hirmutamine, rebaste retsimine, kõik need nagu sellised teemad on kokku pandud ja sa tahtsid veel rääkida nagu tumedusest muusikas. Jaa, ma tahtsin kuulda nagu sinu seisukohta sel teemal ja ma hakkasin selle peale mõtlema täna päeval, kui ma sattusin kuulama Nine Inch Nailsi, nagu ma ikka aeg-ajalt satun Nine Inch Nailsi kuulama, sest neil tuli välja, neil on 2 uut lugu väljas, mis on nüüd YouTube'i pandud ja selleks ajaks, kui me selle osa nüüd avaldame, on väljas ka EP pealkirjaga Add Violence, mille pealt need 2 lugu on pärit ja kus on siis veel lugusid. Ja Ninni kuulates ma kuidagi... Ninn kõlab nii armsalt. Jah, see ongi Ninn ju. Ninni kuulates. Ninni kuulates mul jälle kuidagi tekkis see vana hea tunne, mis ikka Ninni kuulates tekib, et see on siuke... See tumedus nagu mähib sind endasse sisse,
kuidagi ja seal on nii soe olla tegelikult, et see ei ole nagu sihuke nagu ängistav ja kuidagi kaljult alla hüppama panev tumedus, vaid see on kuidagi nagu lohutav ja tegelikult kurb muusika ju mõjubki lohutavalt või kuidagi, kui sa vajad kurba muusikat või sihukest sünget muusikat, siis see on vahel nagu parim tugi või parim lohutus, mis sul saab olla mõnes mõttes, et vahel on väga nagu täiesti nagu loomuvastane kuulata midagi nagu sihukest happy joy'd, sest et see nagu ei täida su seda vajadust nagu kuidagi või see kuidagi nagu see ei ole sinuga samal lainel, vaata, ja ta kuidagi, et see muusika nagu ei mõista sind, on ju, nii nagu ninn võib sind näiteks mõista mingil raskel hetkel. aga ma ikkagi mõtlesin selle peale, et palju ju on ka räägitud sellest, et vaata, kui sa oled mingis meeleolus kuidagi kinni või mingisuguses sihukeses seisundis, siis ei ole hea nagu seda ise süvendada. noh, et näiteks kui on mingi raske periood elus, siis pigem võiks teha pingutusi selle nimel, et kuidagi tuletada endale meelde ka helgust või noh, et ongi, et mitte passida kodus, noh vaata see, mis see veel üks tore podcast on, mida sina oled rohkem kuulanud kui mina, aga kus on siis see Gray. CGP Grey, jah, et tema teeb ju Hello Internet ja Cortex on. jah, just, ja Cortex. Et CGP Grey, kes teeb see ei ole nii keeruline, aga okei. Tema ju teeb ka siukseid toredaid lühianimatsioone YouTube'i. Võiks öelda, et see on isegi tema põhipalk. ja seal tema üks hiljutisemaid videoid räägib sellest, et põhimõtteliselt nõuanded selleks, et mida teha, kui sa tahad, et sihuke raskus ja tumedus su elus võimalikult kaua püsiksid. Et olla võimalikult kurb. Et olla võimalikult kurb, on ju. Ja seal olid mingid siuksed, toredad siuksed nõuanded, et ära jumala eest nagu tõuse tooli pealt püsti, on ju, lihtsalt lösuta nii palju, kui sa saad. Ära lase päevavalgust tuppa, et hoia kardinaid ees, ära tee akent lahti, söö hästi halba toitu, vaata järjest mingeid sarju ja filme, ära maga, aja oma unetsükkel sassi, ühesõnaga kõik siuksed asjad, on ju. Ja mõnes mõttes see nagu kurb muusika, vaata, sellest võib samamoodi saada siuke nagu oma armetust ja oma nagu kurbust süvendav siuke vahend. Ühesõnaga, et kurbusest võib saada siuke tuttav põrgu, nii-öelda nagu familiar hell, et sa kuidagi tunned ennast selles seisundis nii koduselt, et sa nagu ei tahagi tegelikult sealt välja, et sellest saab sinu nagu, et sa pead seda oma nagu kuidagi loomulikuks iseloomu omaduseks ja võib-olla ei pruugi märgata, et kust asi läheb nagu kuidagi nagu ebatervislikuks juba. Ühesõnaga, mis sa nagu arvad või kuidas sina sükest süngust doseerid oma elus, ütleme nagu esmajoones muusika poole pealt, aga ka muude kogemuste pinnalt, et kas sa nagu, kui teadlikult sa doseerid endas sellist kurbust ja süngust, loomingust? Kõigepealt mulle meeldib see, et Ren ja Stimpy happy joy on muutunud kultuuriliselt selliseks kõiksuguse ülevoolava joviaalsuse selliseks sarkastiliseks nagu kommentaariks. See on lihtsalt minu arust nii võrratu. Eriti nüüd, kui keegi vist väga ei teagi, mis asi see Ren ja Stimpy oli. Just siia märgin, et ma arvan, et Ren and Stimpy on lihtsalt mu elu kõige lemmikum animasari üldse. See on üks võrratu kogemus, selle sarja vaatamine kohe päris kindlasti. Aga ma olin kunagi väga selgelt sellise nagu tumeda, süngema muusika fänn. Me oleme siin rääkinud ka, kuidas me teismeeas ju kuulasime bände, mille nimed juba viitasid nende süngusele nagu ultramelanhool ja Sõpruse puiestee kõlab positiivsemalt, kui nad olid, aga nende laulud sellest, kuidas inimestel on krambid või sellest, kuidas aastal 1905 terve hulk inimesi hukati ja nii edasi. Et ma nagu siis olin kuidagi palju rohkem sellise muusika austaja. Võib-olla see lähebki nagu siis sellega kokku, et kui sa oled teismeeas ja sul on igasuguseid selliseid muresid ja raskemaid mõtteid, et siis see muusika lohutab sind või loob sellise kuidagi uue dimensiooni, milles sees neid tundmusi nagu kogeda või hinnata või õppida või mida iganes, aga mida aeg edasi, seda ma ei tea, kas vähem olulisemaks või kuidagi teistsuguseks asi on mulle muutunud, et mulle meeldib, kui lool on mingisugune sõnum ja sisu, midagi sügavat, mida ta tahab mulle edasi anda ja mulle meeldib, kui ta teeb seda hästi, eks ole, et see on nagu selline, kui see lugu nagu suudab luua mingi atmosfääri, mida ta nagu tahab teha, et see on juba siuke nagu positiivne, et
minu jaoks ei ole oluline, et see on mingit spetsiifilist laadi nüüd atmosfäär. Et noh, näiteks Morrissey laulu kirjutajana võib võluda selliseid meeletult mõnusaid pilte sulle lihtsalt ette. Every day is like Sunday, kuidagi sul tulevad need, ma ei tea, ranna ääred silme ette, noh kõik see kuidagi see minul isiklikult vähemalt kuidagi, ma juba kujutan ette, kuidas ma istun pingil ja vaatan mere peale ja kõik mu ümber on kuidagi tühi ja sihuke kõle ja vaikne ja selline nagu hirmus vaikus natuke, et noh, kui see laulu kirjutaja oskab selle pildi niimoodi maalida, siis see on nagu positiivne. Ja samas, kui mulle suudetakse ka selline nagu positiivne rõõmus pilt ette manada, siis see on ju nagu ka täiesti okei, nii et ma isegi see doseerimise küsimus tekitas nagu minus natuke seda segadust, sest ma ei tee seda vist üldse mitte teadlikult või ma nagu ei mõtlegi selle peale, et mingitel hetkedel tõesti ma tunnen, et noh, ma ei jaksaks praegu kuulata midagi väga sünget ja mingitel hetkedel mulle tundub kuidagi banaalne või labane kuulata midagi ülevoolavalt rõõmust, aga kui see on hästi tehtud tekst või hästi tehtud laul, siis minu jaoks ei olegi nii oluline see, kas ta on rõõmus või kurb, vaid et ta tõesti suudab mulle öelda seda, mida ta tahab öelda või suudab mu meelt lahutada või suudab olla sihuke mõnus taustakas või ta ei tahagi võib-olla mitte midagi üldse öelda, vaid ta lihtsalt on ja ta on ka selles hea, et noh, ma kuulan meeletult hea rõõmuga AC/DC-t, millel ei ole vist ühtegi sellist laulu, mis väga sügavalt millestki räägiks või noh, põhimõtteliselt nagu peale seksi, eks ole, et noh, et nad nagu kõik lood põhimõtteliselt ühel või teisel viisil räägivad seksist ja nad on kõik sellised noh, ägedad. Et noh, selles suhtes, et ma nagu ei nõua seda oma muusikalt. Selline nagu väga tugev süngus, väga tugev tumedus on minule jäänud kuidagi järjest kaugemaks ja järjest võõramaks, et noh, on mingid tüüpi sellised eriti brutaalse metallibändid, kes laulavad mingite kehaosade ära lõikamisest ja mingist naudingust, mis see neile pakub või selle visualiseerimine neile pakub ja ma ei suuda sellega kuidagi samastuda ja mida aeg edasi, seda rohkem olen ma kogu sellest nagu noh, brutaalsusest nagu kuidagi distantseerinud, sest mingil noh, kui sa oled nagu noorem, võib see tunduda nagu siuke hästi äge asi või vähemalt ma mäletan ise, et mulle nagu see mõte ei olnudki kunagi sümpaatne, küll aga oli mulle sümpaatne see, et see on nagu ekstreemne, et see on kuidagi teistmoodi ja see on kuidagi selline nagu mitte ühiskonna poolt nagu aktsepteeritud selline asi ja juba nagu sellise bändi nime mainimine nagu Cannibal Corpse oli kohe nagu et see on nagu siuke nagu tõsine tüüp, eks ole. Et noh, nagu ma kuidagi nagu, ma ei ole selles punktis, et see kuidagi mind kõnetaks ja mulle tundub vastumeelne seega ka sellist muusikat näiteks kuulata, et ma ei võta tihtilugu pühapäeva õhtuti klaasi veini ja ei pane Cannibal Corpse'i mängima, sellepärast et see lihtsalt tundub nagu õige tegu. Ja ma ei mõista kedagi hukka, kes seda ka teeb, sellepärast et noh, ilmselgelt see muusika pakub paljudele inimestele midagi, mis neil puudu jääb ja mul lihtsalt kuidagi selle meeletu vägivalla ja tumedusega, mida on võimalik panna loomingusse, kuidagi endal on tekkinud ka selline vastumeelsus ajapikku, et see lihtsalt, see tekitab, ma vist mõtlen neid asju kuidagi nüüd juba liiga üle, ma liiga selgelt kujutan ette seda õudu ja raskust ja siis see nagu lükkab mind eemale ja siis ma enam juba ei taha. Aga nagu Rammstein ja selline level on nagu veel okei. Ja Rammstein on ju väga mänguline ja siuke teatraalne ja jabur tegelikult, et seal on mingid hoopis teised, noh, seal on väga palju juures sellist, mis mul on siuke tunne, et mul kurgust hakkas tulema mingi siuke kõrgem sagedus tavalisele häälele lisaks, väga veider, siuke tulnuka hääl tuli. Sul on väga nagu tugev selline vocal fry, kui sa räägid. Võib-olla see nagu kuidagi tegi sulle haiget, ma ei tea. Mis asi on vocal fry? See on selline, kuidas ma seda selgitan, see on inimhääle kõige madalam tonaalsus või mitte register, aga kui sa räägid niimoodi ja sa põristad oma häälepaelasid, et seda samastatakse tänapäeval väga sellise modernse Valley Girli sellise kõnemaneeriga. Kes on Valley Girl? Ma ei tea mitte midagi, mida sa räägid. See on, Valley Girl on Ameerika aktsent, mida siis selliseks California või noh, ütleme
mitte Silicon Valley, vaid see on see, mis Valley see seal Beverly Hillsi kandis on või Hollywoodis või igatahes see on siis selline California naist, ütleme, negatiivselt kirjeldav kõnemaneer, et justkui nad kõik räägiksid niimoodi, et iga lause lõpus sa lähed üles oma häälega, nagu iga asi oleks küsimus, aga tegelikult ei ole, et siis tänapäeval nüüd on ka veel see juures, et sa nagu räägid niimoodi kõike ja see vocal fry on nagu hästi oluline tänapäeval teha. Okei. Et see on nagu, noh, ütleme, see on natukene veidi, mul on natuke Valley Girli siis jaa, hääles. su hääles. Ja see on väga hea. Ma ei arva, Väga et sellest midagi halba oleks ja ma arvan, et selline nagu hukkamõist üldse on nagu natuke paha ja selline mõnitamine, aga ütleme, ma viimased, kuna ma kuulasin just mõne päeva eest sellist podcasti nagu 20,000 Hertz, mis on sarnane 99% Invisible'ile, aga kui see räägib disainist, siis 20,000 Hertz räägib helidest, helide maailmast ja seal räägiti dialektidest ja aktsentidest ja siis seal räägiti, et vocal fry on tänapäeva selline võib-olla kõige sellisem, noh, ma ei tea, enim kõneainet pakkuvam siuke uus viis rääkida Ameerikas, et see on siuke Kardashianilik. Väga huvitav. Ma ei teadnud mitte midagi sellest teemast. No vot, sorry, ma viisin meid täiesti kuidagi valele teemale, et lähme tagasi tumeda muusika juurde. Jaa, ma selle teemaga seoses mõtlesin veel selle peale ka, et Nine Inch Nails, jällegi tulles tagasi Nine Inch Nailsi juurde, kellest kogu see mõtteahel kuidagi alguse sai täna, et Nine Inch Nails on ju teinud nüüd muusikat, ma arvan, et ligi 30 aastat võib-olla, et tõesti Trent Reznor ja kõik tema kaaskondlased, kes on seal bändis olnud ja kes on seal nüüd, nad on käinud maha väga pika tee ja Nine Inch Nails on tegelikult kogu aeg jäänud samaks bändiks, selles mõttes, et see muusika, see käekiri kujunes välja kuidagi väga varakult ja olgugi, et seal on mingisugused siuksed produktsiooni koha pealt mingid erinevused on albumitel, siis ikkagi see käekiri on kogu aeg hästi äratuntavalt sama, et isegi lugude ülesehitus ja see mismoodi, jah, ühesõnaga, et see loogika, mille alusel Reznor selle oma tüüpilise loo masinavärgi nagu käima paneb, kuidas mingid erinevad nagu helid lisanduvad ja kuidas need rütmid nagu kuidagi tulevad ja kui kiired nad on ja kuidagi kõik see dramaturgia nendes lugudes on tegelikult väga-väga sarnane kogu aeg. Millegipärast see ei tüüta, sest et see kõla on alati kuidagi nagu, seal on midagi väga huvitavat kogu aeg ka nagu juures, okei, mitte kogu aeg, aga lihtsalt väga sageli, nii et kokkuvõttes on nagu üllatav, et põhimõtteliselt on võimalik teha nagu sama muusikat 30 aastat järjest ja see on ikkagi nagu kogu aeg natuke ka uus või kuidagi nagu natuke teistmoodi. Ma räägin, AC/DC on veel kauem. Aga et kas ta nüüd uus on, muidugi on omaette küsimus. Et lihtsalt ma hakkasin selle peale ka mõtlema, et vaata, kui nüüd hüpates tagasi hoopis meie eelmisesse teemaplokki, mis oli siis nagu positiivsus ja helgus ja huumor luules, on ju. Et vaata, kui seal nagu on ju tekib mingi ebakindlus, et kas see on ikka nüüd, kas sellel on kaalu, kui ma siin nüüd nagu siin lihtsalt lõbutsen. Et ma olen mõelnud, et bändid nagu Nine Inch Nails, et kas nad ei tunne, et nad nagu kogu aeg künnavad nagu sama vagu, vaata, või et ma mõtlengi, et kui sa oled... Et see on nagu tõsiduse pärast. Jah, sest et see on ju see, mille poolest Nine Inch Nails on tuntud ja Trent Reznor siis eesotsas, et juba kui vaadata mingeid varaseid videoid, noh, kas või sellest, kuidas 90ndate keskel kuskil seal Trent Reznor teeb mingisuguse siukse nagu siukse laivi, mingi MTV siuke nagu live video põhimõtteliselt, kus ta on mingis siukses hämaras ruumis, väga siuke kammerlik õhkkond on ja seal on lihtsalt üks must tiibklaver vist oli tiibklaver. Klaas tumepunast veini. Ongi põhimõtteliselt, isegi kui see seal ei olnud, siis ma arvan, kuskil kaadri taga oli klaas tumepunast veini ja siis selle klaveri peal ja aknalaudadel põlevad küünlad. Ja siis tal on need pikad juuksed. See kõlab nii MTV 90-ndad, see lihtsalt nagu imbub MTV 90-ndad. Pikad mustad juuksed ja siis ta mängib lihtsalt klaveril oma neid kurbi lugusid ja laulab, eks ole, ja on siuke super tõsine selle kõige juures või kuidagi hästi siuke nagu, noh, siuke vampiir põhimõtteliselt, on ju, et noh, mega kütkestav siuke staar, vaata ikkagi nagu siuke dark prince nagu täielik, on ju. Ja siis samas nagu, olgugi, et Reznori välimus on väga palju muutunud, ta on nagu nii palju kuidagi turskem, on ju, olnud viimase 00-ndatel ja 10-ndatel juba ja lühikeste juustega ja kõik see on nagu, see väline on nagu muutunud, aga see muusika iseloom ja see kuidagi, see Reznori olek on põhimõtteliselt nagu sama kogu aeg, et mind lihtsalt paneb imestama, et vaata alati kõik
kõik, ühesõnaga, et igalühel on mingi oma nišš, vaata igal kunstnikul on mingi oma nišš, oma mingi käekiri. Et huvitav, kuidas on võimalik nii-öelda nagu sedasama asja nagu jätkuvalt teha, nii et sa suudad seda endale kogu aeg põhjendada, vaata, et olgugi, et see on seesama asi, minu jaoks on nüüd uus ja uue nurga alt ja ma ikkagi teen seda edasi, vaata, et miks Trent Reznor pole kunagi tundnud, et nüüd aitab, vaata, et ma olen juba nagu, ma tegin ära selle muusika, jah, et et lähen kantrit tegema, et tegelikult mulle on palju arusaadavamad need artistid, kes täielikult muudavad oma suunda mingitel hetkel, vaata David Bowie näiteks ongi ju siuke ideaalnäide sellest, et väga raske on nagu soovitada kellelegi mingit konkreetset David Bowie albumit, sest et mõnes mõttes leidub igale ühele tema Bowie, vaata. Ja noh, ma ütlen seda lihtsalt tegelikult praegu lihtsalt nagu siukse kultuurihariduse pinnalt, sest et ma ise ka olen nagu väga väheseid Bowie plaate päriselt nagu läbi töötanud enda jaoks või kuidagi tuttavaks endale teinud, on ju. Aga noh, see on lihtsalt see, mis ma nagu kuidagi tean, olen kaasa korjanud see teadmine. Aga et ma ei tea, milliseid näiteid isegi veel tuua, lihtsalt paljud kirjanikud ka, vaata, öeldakse, et iga kirjanik kirjutab terve elu ühte sama raamatut, on ju. Ja need kirjanikud, keda ma olen nagu lähemalt jälginud ja kelle puhul ma tõesti nagu loen kõike, mida nad kirjutavad, nende puhul ma tõesti olengi märganud, et nii see ongi, et päriselt ka need teemad kogu aeg korduvad, see lugude ülesehitus, jällegi nagu Ninni lugudel on see lugude ülesehitus nagu kogu aeg sama või suurem osa ajast sama, siis on niimoodi ka kirjanduses, ma olen märganud, et see pealispind muutub, karakterite nimed muutuvad, võib-olla need ajastud muutuvad seal nendes lugudes ja need olukorrad, aga lõppkokkuvõttes see lugu, mida räägitakse, on kogu aeg sama. Et see on lihtsalt veider, et nii on võimalik teha ja ma ise tegelikult ka ei tahaks kunagi jääda kinni mingisse nagu samasse vakku, mis ongi ilmselt põhjus, miks ma nagu üritan aeg-ajalt kirjutada luuletusi kubemekarvedest ja teen podcast'i järsku mingil hetkel oma elus, kuigi kunagi varem pole teinud ja ühesõnaga, et kõik sellised nagu suunamuutused on nagu minu ei taha samale põllule kündma jääda. Jaa, lihtsalt, et ma ei teagi, kuidas seda teemat nagu sulle nagu pallina visata praegu, et lihtsalt, mis sa nagu arvad? Mul on mõtteid küll tekkinud, Kas ei ole imelik ja imekspandav, et väga palju, suurem osa bände ju tegelikult nagu künnab terve karjääri vältel nagu ühte sama vagu? Lõpuks see taandub ju sellele, et mille pärast sa seda muusikat teed või kellele ja kuidas ja mida see sinu elus täidab, sest kui Trent Reznori jaoks, ma ei tea, kas see tema jaoks on nii või mitte, tema jaoks on see viis väljendada oma frustratsiooni, oma kurbust, oma tumedamaid tundeid, siis on täiesti arusaadav, et ta on ju, niimoodi ta seda teebki, ta väljendab oma, ma ei tea, positiivseid rõõmsamaid tundeid mingil teisel viisil või tema jaoks nagu see oma selle nii-öelda soundi arendamine, parandamine, nii-öelda timmimine, see ongi nagu see, mida ta tahab teha. Ta ei taha teha countrymuusikat, ta ei taha teha, no ta on teinud sükest ka diskolikumat värki, tal on neid projekte rohkem olnud kui Nine Inch Nails ja ta on igast huvitavaid asju teinud, aga kõik muidugi jah, on väga iseloomulikult Reznorlik, eks ole, ja selles ta on leidnud midagi sellist, mille poole enamus, eks ole, kunstnikke või loomeinimesi nagu terve oma elu püüdleb, tema leidis väga noorena üles selle oma soundi, oma asja, oma iseloomuliku signatuur ja kui sa selleni jõuad, siis on ju ainult loomulik, et sa sellega jätkad. Mõne jaoks see iseloomulik asi ongi see kameeleon olemine, nagu David Bowie ja Prince ja neid artiste on ju veel, eks ole, kes lihtsalt suudavadki, nad nagu taas leiutavad ennast iga loominguga, et täna ma tunnen, et ma tahan väljendada neid tundeid või neid mõtteid ja ma tahan teha seda sellisel viisil või minu jaoks on huvitav proovida seda teha niimoodi ja noh, David Bowie puhul veel eriti visuaalselt on selge, kuidas ta ennast ümber kehastab erinevateks tegelasteks, et noh, Reznor on Reznor ja kas see on temale loodud kuvand sellisest väga vampiirilikust tumedates riietes mehest kuskil tumedas toas musta tiibklaveriga või ongi see nagu see karakter, mida ta mängib, noh, nii lihtsalt ongi. Enne saate algust me rääkisime sellest, kui oluline on, eks ole, bränding, kui oluline on see, et sa paned endal need piirid paika, defineerid ära, et noh, muusikas on ju samamoodi, ühest küljest võid sa saada edukaks, kui sa nagu kõike teed, aga oskad ka, ütleme, igatseda asja väga hästi nii-öelda ära müüa, väga hästi endaga seostada, nagu David Bowie seda suutis teha. Teda tuntakse läbi mitme põlvkonna täiesti erineva inimesena, täiesti erineva karakterina, täiesti erineva iseloomuga ja igaüks neist oli
oli geniaalne, eks ole, ja oma ajastule täiesti vastav ja täpselt see, mida vaja oli. Aga samas bändid nagu Kiss, AC/DC, seesama Nine Inch Nails või Reznor ise, nad on suutnud ennast nii hästi paika panna selleks, et see nüüd ongi see, mida me teeme, eks ole. See on see meie väike kitsas tee, meie kõnnime seda ja me oleme kõige paremad selles, eks ole, et see on ju omaette kunst, et noh, kas või kirjaniki võib samamoodi, et mina olen kõige parem, ma ei tea, spetsiifilise fantaasia žanri kirjutaja või noh, Terry Pratchett oma Discworldi seeriaga, noh, tal on terve seeria raamatuid väga ühes nagu joones ja teda tuntakse peamiselt läbi selle ja see on kõik täiesti okei. Sa ei pea olema see multitalent, kes kogu aeg ühte või teistpidi hüppab, et paljude jaoks ju sellise oma asja ja oma noh, ütleme sellise vilumuse nagu arendamine läbi elu ongi ju tegelikult see lõpptulemus, et võib-olla Reznor püüab oma nii-öelda elu jooksul siis teha ideaalse Reznori plaadi, eks ole, ta iga kord jõuab sellele võib-olla lähemale, see natukene muutub läbi aja, aga ta iga kord üritab seda kõige paremat teost, mis kõige paremini võtab kokku kõik, mida tema tahab loominguga saavutada, noh, see ongi võib-olla see asi, mis teda hoiab tegevuses ja see on ju väga austusväärne, eriti minule, kes ma olen pigem ka selline ühe asja juures teise juurde hüppav, et ma olen selline käib-kah mentaliteediga inimene, et ma ei taha kunagi jõuda mingisuguse ekspertvilumuseni asjades, ma tahan nagu võimalikult paljudest asjadest võimalikult palju teada, et see on kuidagi selline diletandilik lähenemine. Jah, sa oled nii diletantlik, et sa isegi ei oska öelda sõna diletant korralikult. Vabandust. Kui ma olin selle ära öelnud, siis ma sain aru, et midagi oli valesti, aga mul on keel on keeruline. Aga noh, ütleme, jah, nii ta kipub olema, et sa võid ju valida nagu selle ühe tee või teise tee, aga ma ütleks, et lihtsam on saavutada edu ilmselt ikkagi sellel väga kitsalt defineeritud teel. Kui palju me suudame neid võrratult mitmekülgseid artiste öelda, kes on terve oma karjääri edukad olnud väga-väga mitmel eri rindel. Ja neid on väga-väga vähe, mõned üksikud. Mulle tuleb meelde, kes see Blurri laulja oli, mul tule ta nimi praegu meelde. Damon Albarn, noh. Ma mõtlesin ka tema peale teel siia sinu juurde täna, et ta on tõesti üks näide sellisest artistist, kes on ka kogu aeg nagu suunda muutnud ja kõik tuleb nagu võrdselt hästi välja. See on täiesti imekspandav, kui palju ta on suutnud teha, et see on nagu Jack White, ta on nagu kuidagi, ta on ise ennast meeletult ära piiranud väga nii žanriliselt, nii elustiililiselt, nii instrumentidelt, mida ta tahab kasutada. Ta on nagu piiride inimene, ta ütlebki, et tema töötab loominguliselt kõige paremini, kui tal on väga kitsad piirid ja mida kitsamad piirid, seda ägedam ja seda loomingulisem ta on. Aga hoolimata sellest on ta teinud väga palju erinevat muusikat, mis on kõik väga tihedalt keerleb ümber sellise Ameerika roots muusika, eks ole, nii country, blues, erinevad nende sugemetega rock ja muu selline asi, aga samas ta tõesti on mitmekülgne, aga väga piiratud. See on ka nagu selline huvitav näide. Ja tegelikult, kui veel tuua näiteid sellistelt muusikutelt, keda ma olen jälginud tõesti läbi elu, siis meenuvad ka esiteks Radiohead muidugi, puhtalt sellepärast, et Radiohead on nagu selles mõttes polariseeriv bänd on ju oma nagu kuulajaskonna seas, et nad on oma soundi väga radikaalselt muutnud on ju oma karjääri jooksul. Süksest nagu täiesti süksest, ütleme nagu tüüpilisest süksest nagu rockbändist kuni mingi sükse nagu väga imeliku või nišiliku sükse elektroonikabändini on ju. Ja sinna vahepeale jääb veel mingisugust sükest segast ja huvitavat ala ja mulle meeldib see kõik, ma ütlen lihtsalt on ju. Aga Tom York on ju ikkagi valdavalt teeb sükest nagu väga kurba ja sükest nagu melanhoolset, sükest paranoilist nagu muusikat ja hullult tore oli, kui ta tegi mõned aastad tagasi Fleaga ja veel mõne ägeda muusikuga, Flea siis Chili Peppersi bassimehe Fleaga, tegid bändi Atoms for Peace. Ja neil tuli välja LP nimega Amok või Amok
ja saad aru, see on nagu täiesti teine asi võrreldes kogu ülejäänud Tom Yorki loominguga. See on nagu nii mõnus ja nagu groovy ja nagu sihuke nagu äge plaat ja just sihuke, et kui võtta luule seisukohalt, et ütleme, Tom York on nagu kogu aeg olnud sihuke väga kurb luuletaja või sihuke kurvameelne, et siis ütleme Atoms for Peace, et ta võib-olla temaatiliselt isegi on võib-olla samad siuksed nagu teemad seal sees, aga see helikeel on nagu nii lustlik ja nii nagu positiivne tegelikult. Flea tõi groove'i kaasa. Jaa, absoluutselt. Ja mul on nagu väga suur rõõm alati seda albumit kuulata ja kuidagi taasavastada, et jaa, see on ju ka olemas ja siis ma jälle nagu mõtlen, et kuidas see saab olla olemas, vaat see on nagu nii teistsugune ja ometi see mõjub nii loomulikult, et nagu väga hästi tuli välja. Ja teine bänd, kelle puhul on sihuke morbiidsus ja sihuke pessimism olnud sihuke põhitunnus suurem osa nende karjäärist on Placebo näiteks, et Placebo on nagu väga-väga oluline bänd olnud mu jaoks terve elu ja ma muidugi ju väga samastusin alati selle tumedusega ja selle pessimismiga, mis nende muusikas oli, et kõik see sihuke heidiku staatuse teema ja sihuke nagu depressiivsed mõtted, et ma mäletan, et isegi mingi muusikakriitik kuskil või ei, see ei olnud isegi muusikakriitik, vaid see vist oli Placebo frontman Brian Molko ise, kes vist ütles, et nende muusikat kirjeldades ta ütles, et Placebo muusika kõlab nagu edasi lükatud enesetapp ja siis see tundus mulle nii täpne, nagu mõtlesin, et vau, et ja et see on jah see, mismoodi nad kõlavad ja see kõlab võib-olla nagu kuidagi väga jällegi morbiidselt, aga tegelikult nagu see selles mõttes ei ole seda, et ongi esiteks on nagu edasi lükatud, on ju, ja teiseks nagu minu jaoks see tähendab seda, et see kurb muusika, see raske muusika, mida nad teevad, et see nagu, selle kõige nagu väljendamine muusikas võimaldabki neil ikkagi nagu edasi minna ja kuidagi üle saada nendest rasketest asjadest ja ka mul kuulajana, et ta tegelikult ongi sihuke nagu positiivne asi, nii nagu sa ütlesid Reznori kohta, et tal on mingid oma teemad ja mingi oma nagu raskus, mida ta siis nagu kanaldab sinna muusikasse ja võib-olla ta tahabki tegelikult lõppkokkuvõttes alati teha seda perfektset Trent Reznori albumit ja iga kord jõuab sellele tibakene lähemale, on ju, et selles mõttes ongi okei, et need teemad korduvad, on ju, et seal on mingid muud arengud, nagu mingid peenemad arengud seal sees. Aga Placebo puhul mul oli nagu väga hea meel tegelikult, kui nad alates albumis Battle for the Sun kuidagi hästi selgelt liikusid mingisuguse nagu positiivsema temaatika poole oma laulusõnades näiteks. Ja kuidagi ka see muusika läks siukseks nagu veidi reipamaks ja nii ta ikkagi kõlas nagu Placebo, aga pärast Battle for the Sun'i, juba see pealkiri juba, albumi pealkiri on Battle for the Sun, mis ongi nagu, et on ju, see ütlebki juba seda, mida see album üritas nagu saavutada, et see ei ole lihtne, on ju, et see on mingi battle, aga ikkagi, et sa liigud valguse suunas. Suund on positiivne. Ja siis nende siiani viimane album ju kannab pealkirja Loud Like Love ja selle albumi kujundus juba oli midagi hoopis muud võrreldes nende varasemate plaadikaantega, et seal ongi lihtsalt sihuke nagu, põhimõtteliselt kui enne oli Battle for the Sun, kus oli sihuke suur päiksevarjutus kaane peal, et seda päikest veel ei paistnud, suur kuu oli seal ees, sihuke must kuu aga et siis selle Loud Like Love albumi peal paistabki lihtsalt sihuke värviline nagu täheplahvatus põhimõtteliselt, et see valgus kõik nagu pritsib niimoodi värviliselt niimoodi selliste inimfiguuride foonil nagu niimoodi vaataja poole, et siis justkui nagu nad jõudsid sellele valgusele nagu päris lähedale või kuidagi, kogu see album ongi nagu jällegi oma temaatikalt nagu väga sihuke nagu positiivsuse poole pürgiv ja see ei mõju üldse nagu kunstlikult või kuidagi oma mingi žanri reetmisena või oma siukse nagu tugevuse kuidagi maha salgamisena järsku, vaid see ongi kuidagi hästi loomulik areng nagu, et see ongi sihuke, et muidugi nagu lõpuks ometi mul on hea meel, poisid, et teil nagu on veits paremini hakanud minema elus või et te kuidagi, ma ei tea, lõpuks ometi. No ongi, et need ravimid töötavad, et nagu teraapia töötab, et te olete nagu, ma ei tea, leidnud armastuse vahepeal elus ja et see kõik on nagu, et see on tegelikult nagu samamoodi nagu kosutav, nagu oli see nende nagu varasem kraam, et see on nagu, on kosutav näha ka mingit nagu positiivset arengut ja võib-olla selles mõttes ma nagu imestan, et kõik seda oma loomingus ei leia või et nad isegi nagu ei tee mingeid nagu väga nähtavaid samme selleks, et leida mingit positiivsust, et ma natuke olen üllatunud, et Trent Reznor siiani nagu jaksab vaata nagu töötada nagu samas teemade registris vaata ja muidugi mingid teemad ju ei muutugi selles mõttes, et mingid teemad jäävad nagu terveks eluks, on ju, aga kas või vaadates selle nüüd podcasti ilmumise ajaks juba ilmunud EP sükest lisanotsi
kodi, mida nad müüvad Nine Inch Nailsi veebipoes, et seal ongi noh, mingisugune müts, kus on lihtsalt sihuke harilik nagu mütsikene, kus on ees väike kiri anxiety ja siis neil on näiteks, ja EP pealkiri on add violence, on ju, siis seal no ühesõnaga, seal on veel mingid siuksed märksõnu nagu, mis nagu viitavad kogu aeg nendele täpselt samadele nagu teemadele, mis on nagu aegade algusest peale olnud nagu Nine Inch Nailsi loomingu keskmes või kuidagi, mis on alati nagu kuskil albumi kujunduses või nagu laulusõnades alati nagu olemas kesksel kohal. Ja see on nagu huvitav, et see kuidagi nagu ei ammendu, seda aru, kas või mingisuguse siukse nagu noh, et need sõnad ise ka ei ammendu, vaata. No küünik minus ütleb, et see ongi see bränding, eks ole, et noh, nagu see on see, mida me peame tegema, kui me oleme Nine Inch Nails. Või siis noh, tõesti ütleme, pigem ma usuksin seda, et Trent Reznor lihtsalt, see ongi see väljund, kuhu ta selle suunab, need mõtted ja need tunded ta suunab sellesse muusikasse, sellepärast et see on see, kuidas ta seda eluaeg on teinud. Just, ongi noh, teisest küljest ma olengi täpselt sinuga samal meelel. Sa ei pea alati enda emotsioone ju, eks ole, lahkama, sa võid ka seda end ümbritsevat maailma ju kuidagi sinna sisse viia. Roger Waters on ju see, noh, kes on läbi oma muusika, läbi Pink Floydi, läbi oma plaatide alati olnud see, kes noh, nii enda emotsioone nii-öelda töötab läbi selle muusika, kui ka siis kõike seda, mis seal maailmas ta ümber toimub. Ja tema viimane plaat, ma pean kiirelt, mul ei tule jälle meelde, ma kuulasin mingi nädal või mingi aeg, kogu aeg seda plaati päris palju, sellepärast et ma ilmselt üritasin taasavastada seda rõõmu ja õnne, mis mul oli siis, kui ma kunagi nagu, kui Pink Floyd minu jaoks oli nagu värske asi. Noh, natuke absurdne öelda, eks ole, Pink Floyd eksisteeris enne mind, nii et need plaadid, mida ma tol hetkel nooremana kuulasin, olid ju alati olemas olnud ja ta ei saanudki nii värske olla, aga noh, kui ma mingi hetk Pink Floydi avastasin oma elus ja see pidi väga varajases vanuses olema, sest mu isa on suur Pink Floydi fänn, et siis noh, nagu kõik see oli nii õige, kõik see oli nii äge ja mulle nii meeldis ja see tema viimane album, Is This the Life We Really Want, oli väga Pink Floydi meenutav nii oma ülesehituselt, oma soundilt, oma lugudelt ja sõnadelt ja keegi arvustaja kirjutas kuskil niimoodi, et rocki kõige vihasem mees Roger Waters ei ole leebunud isegi pärast Donald Trumpi või eriti pärast Donald Trumpi, eks ole, saamist presidendiks ja nüüd elab kõike seda viha välja. Seda oli jälle näha, et kuidas Waters, eks ole, jälle kõik see sõjateema, kõik täpselt samamoodi ja ka siuke meeletult küüniline plaat, meeletult siuke negatiivne kalkplaat sellest, kuidas meie maailm ja ümber ongi selline, nagu ta on ja siin ei ole mingit ülepingutamist, maailmas ongi ääretult palju negatiivseid asju, ongi inimesi, kes tegelikult elavad kas tänu keskkonnale ääretult kurvalt või elavad tänu oma siseemotsioonidele väga kurvalt ja ma olen ka olnud nende probleemidega silmitsi ja see ongi raske ja ütleme, seda inspiratsiooni siin maailmas ju sellisteks plaatideks, selliseks loominguks leiab päris palju, et tihtilugu võib-olla ongi keerukam seda rõõmu üles leida ja siis see lihtne default laulude puhul on seks, eks ole, et sinna nagu väga lihtne kuidagi maanduda ja siis need positiivne looming ära teha. Et noh, ilmselt on seal nagu segu mõlemast, nii sellest, et sinult oodatakse seda, ilmselt platseebolt oodatakse selliseid plaate, nagu nad teevad ja teine külg on ka see, et artistil on mingi väljund nendeks tunneteks. Ma sain Headlanderi läbi, sest ei ole väga midagi rohkemat öelda, kui see, et ma sain Headlanderi läbi. Sa oled mulle ka soovitanud seda, on ju? See on äge mäng. Ma ei ole seda ikka veel vaadanud, aga miks see on tore? See on tore sellepärast, et mulle meeldivad siuksed Metroidvania tüüpi mängud väga. Guacamele oli eelmine selline väga lahe Metroidvania tüüpi mäng, lihtsalt seal on nii palju, kuna see nagu mäng ise ei pea olema nagu ääretult keeruline, siis seal on hästi palju ruumi selleks, et sa teedki selle visuaalse stiili ja selle nagu kõigega, mis selle mängu ümber on, sa teed nii palju ära, et lõpptulemusena on ta platvormikas ja loomulikult on ääretult oluline, kuidas sa selle leveli disaini teed nii, et sul oleks ikkagi põnev seda läbi mängida ja et seal oleks seda nii-öelda taasavastamist, et sa saaksid edasi ja tagasi mööda seda maailma liikuda, see oleks lihtsalt sundlus, et nüüd ma pean jälle tagasi teise maailma otsa liikuma, et see üks asi ära tuua ja niimoodi tagasi, vaid see oleks nagu loomulik ja see
tundukski nagu loogiline ja head seda tüüpi mängud seda teevad, et aga selle puhul juba ainuüksi see nagu huumor ja visuaalne stiil nagu müüs maha ja lõpptulemusena tegelikult väga hea mäng. Ja seda saab mängida nii PC peal kui ka konsooliplatvormidel, kas nii? Jah, on küll nii. Ma ei mäleta, millistel konsooliplatvormidel ta on. Äkki ta on PlayStationi ja Xboxi peal mõlemal. Ma arvaks küll, ma ei näe mingit põhjust, miks ta peaks olema. Ma ei ole nüüd kindel, kuidas Nintendo erinevate konsoolidega on. Switchil vaevalt veel on, aga kas ta jõudis ka Wii'le, ma ei tea. Mobiiliplatvormil. Mina ostsin ta Steamist. PC peal mängisin, väga tore oli. Oma Xbox 360 puldiga, mida ma pole veel vahetanud Xbox One'i puldi vastu, mis oleks nii palju mugavust, juhe ei tilpneks igal pool. Aga ma saan aru, et see oli siuke positiivne, helge mängukogemus. Jaa, mängu story ise ei olnud positiivne ja helge. Või mängud ikka lõpevad ju, põhimõtteliselt enamus mängud ikka lõpevad helgelt, et hea on ületanud halva ja nüüd sina oledki see, kes võitis, aga see mäng jäi natukene lahtisema lõpuga. Ja mängu story sisu oli see, et inimkond on, eks ole, kõik oma teadvuse uploadinud arvutitesse ja elavad selliste robotitena maailmas, kus kõik on võrratu ja hea ja õnnelik, eks ole. Elavad igavesti ja muredeta, aga tuleb välja, et see on tegelikult üks siuke suur vang, mida tehisintellekt on meile loonud ja nüüd siis sina kuidagi ärkad ellu juhtumisi sellise päris inimesena, aga juhtumiseni on sinust alles ainult sinu pea ja sa oled selle peaga kiivri sees ja siis saad ringi lennata mööda seda maailma ja robotkehasid üle võtta. Sellest siis pealkiri Headlander. Jah, et sa maandud kehadel. Nagu Futuramas koguti neid kuulsate inimeste päid. Futurama on teema, millest peaks ükskord võib-olla pikemalt rääkima. Futurama on nagu täiesti võrratu multikas. Ma ei saa sellest üle, kui võrratu multikas sari see oli ja kui... Ma isegi ei tea, kas mul on kahju või mul on hea meel, et ta läbi on, et ta ei jõutud kunagi nagu ära rikkuda. Futuramast tuli just hiljuti üks mobiilimäng välja. Ja seda reklaamitakse mulle päris sageli. Hästi palju, ja nii kui ta välja tuli, siis ma ka laadisin tal alla endale ja katsetasin, aga ma olen aus, mulle tegelikult väga ei meeldi sellist tüüpi mängud, selle nimi on Worlds of Tomorrow, ma mäletan, see oli hästi popp, mingi hetk oli Simpsonite mäng ja Family Guy mäng ja kõik nad on nagu ühte stiili, et sa pead ehitama nagu seda linna üles, et midagi on juhtunud näiteks siin juhul siis selle New Yorkiga või Simpsonite puhul siis Springfieldiga, et kõik on nagu ära kadunud ja sina pead nagu taastama seda maailma hakkama. Aga tal ei ole nagu mehaanikat. Ta on lihtsalt nagu kliki nuppudel ja oota, et mingi asi valmis ehitaks ja kui sa tahad, et ta kiiremini valmis saaks, siis sa maksad raha ja saad neid punkte, millega ehitada. Ta ei ole nagu, tal ei ole strateegiat, tal ei ole mehaanikat, ta on lihtsalt nagu selline ajaviite nagu tegevus. Mäng ongi nagu kuidagi palju öelda. Ja mitte, et see kuidagi paha oleks, eks ole. See võib olla täpselt see, mida vaja on parasjagu, aga mulle nagu väga ei tõmba. Ma seda Simpsonit oma alguses natuke mängisin, aga milliseid mänge sina mobiili peal mängid? Ma ei viitsi eriti mängida üldse mobiili peal. Sul on Nintendo DS? 3DS XL. Nintendo 3DS XL, mis on see kõige nagu mõnusam, lühike ja tabav ja meeldejääv konsooli nimi üldse. New Nintendo 3DS XL. Ma olen telekate neid mudelinumbreid viimasel ajal vaadanud ja see New Nintendo 3DS XL on jumala fine selle kõrval, mis on telekate nimed, sest mul on siuke tunne, et nad peidavad erinevate regioonide numbrite taha seda, et sa ei saaks normaalselt otsida telekate arvustusi. Et sul ongi nagu mingid ülipikad koodid, mis on mõeldud ainult mingi ühe regiooni, eks sa pead välja mõtlema, milline osa sellest numbrist või koodist on nüüd see, mis kogu seda telekate mudelit nagu kogu maailmas kirjeldaks, aga ei, sul on nagu mingid regiooni spetsiifilised koodid, mis mind nii marru ajab. See on nii tüütu. Aga oota, mida sa küsisid? Küsisin, kas sa mobiili peal mänge mängid, siis ei. Ma mäletan, et siis kui Super Mario Run oli välja tulemaas, siis sa küsisid, et kas ma tõmban selle, kui see tuleb ja kas ma hakkan seda mängima, ütlesin, kindlasti, vaata, sest ma
armastan Nintendot. Ja siis hiljem sa juba proovisid seda ja ütlesid, et sulle väga ei meeldinud ja siis ma kuidagi ikka veel ei uskunud, et kuidas saab olla ja siis ma lõpuks ka proovisin seda demot ja see on ikka nagu nii mõttetu nagu võrreldes kõige muuga, mida Mario universumis saab teha nagu teistes mängudes. Et see mobiilidel mängimine millegipärast ei ole üldse mulle nagu külge jäänud. Ma lihtsalt, võib-olla see tuleneb sellest ka, et ma lihtsalt nagu tõesti ei taha nagu terve päev vaadata ainult ühte ja sama ekraani, nagu olla kogu aeg samas asendis kuidagi, et kui üks ja sama seade pakub mulle nagu päevas nagu 1000 korda erinevaid põhjuseid kuidagi tegeleda endaga, et siis see lõpuks nagu muutub mingiks nagu orjuseks või kuidagi, et ma jään nagu kinni lihtsalt ninapidi sinna ühte ja sama telefoni ja see lõpuks on nii väsitav, et ma olen seda varemgi rääkinud, et ma nagu, mulle väga meeldivad siuksed nagu dedicated device'id, mis on nagu mõeldud ühe asja jaoks, et siis lõpuks see seos, mis sul selle, siuke emotsionaalne seos juba, mis sul tekib selle asja suhtes, et see nagu on kuidagi puhtam, lihtsalt kui tuua mingisugune näide, et kuidagi, et kui mu kass kodus on ju kuuleb sükest spetsiifilist kile ja krabinat, siis ta teab, et ta saab süüa oma seda lemmik. Pavlovi refleks. Ja, et tal ei seostugi selle heliga nagu mingeid muid emotsioone, et see ongi see mõnu heli on see, või nagu täiskõhu heli on see. Ja sellepärast mulle ka meeldivad konsoolid, et nad ongi sellised nagu lõbumasinad puhtalt, et ma ei tee kunagi oma nüüd selle PS4 peal nagu meie PS4 peal, ma ei tee kunagi seal tööd, on ju. Ma ei ava seal ühtegi Wordi dokumenti või Exceli tabelit, et nagu üle käia seal mingitest nagu numbritest. Uued tabelid natuke korda teha veel enne kui, või mängu vahele. Jah, et olgugi, et seal on, et need moodsad konsoolid on niikuinii põhimõtteliselt nagu arvutud. Kas sa töösimulaatoreid ei ole kunagi mänginud, see on väga lahe žanr. Ma mõtlesin selle peale üks päev, et sa aeg-ajalt armastad mängida seda rekkameeste mängu, on ju. Ja see veel on tegelikult isegi mingil määral mõistetav, et seal on ikkagi jah, mingi autosõit ja nii, on ju, et see on natuke juba mingi seos on nagu siukse nagu ralli ja avatud maailma mängudega. No mingigi seos on ju, et sa nagu oled mingis sõidukis, mis on teel kuskile. Et siis seal on mingi õrn sugulus ikkagi mingi GTA-ga ja näiteks ja mingite rallimängudega, no mingi õrn. Ja, kõik on fine. Aga ma ei tea, kas sa mingit sükseid töösimulaatori ikka mängi, et sa pead kõndima kontorisse 20 minutit ja vahepeal keegi pritsib sind poriseks mingi auto ja siis sa pead istuma arvuti taha maha ja siis 7 tundi vaatama ekraani ja avama erinevaid faile, kas sükest mänguga mängid või? No see on ikka nagu päris töö, eks. Või see on see, mis see pole simulaatorit. Et sa lisaks sellele ei mängi sükseid simulaatorit. Vaata, see tuleb mängida, vaata, kui su päev otsa teed tööd kontoris, siis see pole lõbus mängida kontoritööd kodus õhtul. Kui sa päev otsa sõidad rekkaga, siis ilmselt sa võtadki mingi, on ju päris palju sükseid management mänge nii-öelda, et sa pead manageerima näiteks mingit jalkameeskonda, et sa ei saagi vaadata, kuidas see jalkamäng tegelikult käib, sa lihtsalt istud ja töötadki tabelitega ja võrdled numbreid ja teed mingeid nagu analüüse ja statistikat, sellised mängud on nüüd täitsa olemas. Ma ei mängi neid, sest see on mu päris töö. Ma ei ole eales kuidagi isegi proovinud, ma ei ole isegi tahtnud proovida. Et ma olen ikka siuke arkaadi tüüp, vaata viimane kord. Arkaadi nagu mehe nimi, Arkaadi. Arkaadi tüüp, et viimane kord me rääkisime, et kas mäng on sinu jaoks nagu lihtsalt mäng või peab ta mingi nagu siuke kogemus või midagi nagu enamat ja suuremat olema. Enamasti mina nagu valin, et mäng on nagu mäng. Siuke lõbus. Jah, ajaviide. Mobiili peal ka, ma ei mängi väga palju, ma olen püüdnud nagu seda, ma olen nagu püüdnud ennast viie mõttelaadi, et miks mul on vaja kaasaskantavat konsooli, kui mul on nii võimekas seade kogu aeg kaasas. Et ma ikka ka hellitan vahel mõtteid sellest, et ma võiksin selle Nintendo New 3DS XL-i muretseda. No nüüd see võiks juba Switchi muretseda. Või see on ikka veel nagu selline soe mõte. Soe mõte? Jah, et siuke. Aga ei ole veel tuline, nagu selles mõttes ei ole veel nagu kõrvetav, selles mõttes soe või? Et läheb kuumemaks ilmselt või? Et nagu selle võiks nagu ikkagi ära osta, ilmselt ma seda Nintendo New 3DS XL-i ei osta kunagi. Aga võib-olla kunagi 15 aasta pärast siukse retro nostalgia peal, aga see mobiil on nagu selline asi, et kuigi ta on nagu platvorm, millel saab mängida väga hästi ja võiks mängida, siis mul ei ole seda seost, just see nuppude puudumine ja kuidagi see tõesti, et on see seade, millega sa kõike teed, et see kuidagi rikub ära, aga mingid mobiilimängud, mis on sellised runneri tüüpi mängud, mulle meeldivad, sest nad aitavad kuidagi rahuneda. Nad on nagu selline, kui on näiteks mingi väga ärev hetk, kui on nagu
nagu raske rahuneda, siis ta viib sind kuidagi välja sellest kõigest, et see on nagu selline asi, mis on mind näiteks nagu aidanud mingitel hetkedel, et ta on nagu, tal on oma koht, aga ma olen sinuga täitsa nõus ka selle seadme nagu kasutuse juures, et hea on, kui on mingi dedicated seade, millega sa teed ühte asja ja see nutitelefoni nagu või üldse kogu selle arvutite maailma selline kõikehõlmamine ja pidev olemasolu on mind viimasel ajal natuke rohkem järjest mõtlema pannud. Ma kuulasin viimast digitundi, kus Henrik Roonemaa ja Mart Parve sellel teemal pikemalt rääkisid nagu mida see üldse tähendab, see pidev nutiseadmete kasutamine ja et kas siin on kas on mingid piirid, mida me oleme nagu ületanud, et on ilmselge, et nendel seadmetel on suur positiivne mõju nii indiviidi kui ühiskonna tasemel, aga eriti indiviidi tasemel, et kas me oleme ületanud mingi piiri või ka, kui lihtne meil seda piiri ületada on või mida me peaksime tegema, et säilitada mingisugune inimlikkus, kui ma julgen lausa nii imelikku väljendit siia juurde panna, et tegelikult on ju imelik mõelda, et mingi seade võtab meilt ära mingisugused inimliku samadused, aga kui me mõtleme sellele, et me istume kuskil väljas pargi kõrval ja vahime ainult oma telefoni selle asemel, et vaadata, mis meie ümber toimub või kõnnime tänaval, Mihkel Raud kirjutas vist mingisuguse artikli sellest, kuidas tõsta nüüd pea üles ja vaata, mis ümber toimub, selle asemel, et istuda ninapidi kogu aeg telefonis. See ei ole ju uus sentiment, see on nagu pidevalt aktiivselt teemana kogu aeg ühiskonnas üleval, et ilmselt siin on nagu mingeid asju, mille pärast me peaksime rohkem muretsema ja ma nagu olen püüdnud mõelda, et see ei saa olla kindlasti selline mõte, et ma kasutan vähem, vaid siin tuleb mingid, me oleme nendest piiridest varem ka rääkinud, et minu seade näiteks ei tee helisid, mul on enamus igasugused notification'id, asjad välja lülitatud, mida ma veel saaksin teha, kas või oma arvuti puhul, et ma siin taga nii palju aega ei veedaks ja mis need piirid on. Ma ei tea, seda peaks mõtlema veel. Ja tegelikult vaata see teleka ostmine on olnud meil teemaks, mitte küll siin saates eriti, aga lihtsalt ikka oleme maininud. Eravestlustes on ju, et kas osta või mitte osta ja ma pikalt rääkisin sellest, kuidas ma olen ikka aastaid elanud, on ju, ilma telekata, et tõesti ligi 10 aastat, on ju, ja nüüd lõpuks mul on teler, et ma saaks mängida oma awesome PS4, mis kuulub ka sulle, aga sul ei ole telerit, nii et see masin elab minu juures. Ma ei ole teda veel katsunud. Aga et võin aegalt tuua pulti katsuda sulle, et seda ei ole raske tassida seljakotis, kui ma Tallinnasse satun, võtan pulti kaasa. Ma sain aru, et sa varsti satud Tallinnasse juba tihedamini. Jah, no eks näis, ärme hüppa nagu, mis on see, et mis on see ütlus selle peale, et loeme tibusid kevadel või? Aga see ei ole päris see, mis et lastud karunahka vist nagu peab jagama siis, kui karu on lastud või? Kuidas vanarahvas rääkis? Tundub, et üsna õudselt. Mulle üldse meeldib mõelda mingitest tibude jagamisest ja karu laskmisest, aga okei, fine. Et näiteks vaata, teler on minu jaoks alati olnud siuke nagu negatiivsuse allikas põhimõtteliselt või siuke nagu, et see on nagu, et sellega seostub mul pigem siuke nagu väsimus, üleväsimus ja siuke nagu ülestimuleeritus. Lihtsalt puhtalt sellepärast, et ma olen üles kasvanud nagu pisikeses korteris, kus oli liiga palju telereid. Kui palju neid liiga palju siis oli? No väike kahetoaline korter, kus oli mingi nagu 7 inimest konstantselt ja 3 telerit ja ma ei tea, 2 arvutit ja igal pool ekraani. Kogu midagi käis? Kogu aeg ei olnud 3 telerit, lihtsalt nagu vahepeal oli ja siis kõik üksteise võidu nagu üritavad süveneda oma mingisse nagu seriaali või filmi ja siis telerid üürgavad ja siis ma olen omakorda oma mingi kõrvaklapid. No see kõlab nagu mingi väga ekstreemselt, et ega kogu aeg nii ei olnud. Lihtsalt kui need hetked nagu tekkisid, kus nagu lihtsalt see müra nagu kogu aeg oli, on ju, ja kogu aeg see televiisori see inisev, kõrge sagedusega heli, on ju, et siis nagu ma nagu olen väga hinnanud seda aega, kus mul ei ole olnud telerit, nagu, ma väga kardan seda, neid hetki, kus teler jääb nagu selliseks nagu taustamüraks, vaata, et sageli inimestel lihtsalt jääb see harjumus sisse, et nad nagu jätavad teleri mängima ja see mängib lihtsalt päev otsa vaata taustal. Et ei oleks seda vaikust kodus. Ja see püüab nii vägivaldselt pilku tegelikult, nagu kui kuskil on mingi, kas või bussis, vaata, kui pandi bussidesse ja trollidesse LED-ekraanid, et saaks reklaame veel nagu erksamalt. Need ei olnud LED. Okei, et saaks veel erksamalt näidata ekraane,
reklaame, et siis kohe vaata sihuke trükitud plakat on sihuke rahulik asi ikkagi suhteliselt võrreldes siukse nagu LCD ekraaniga, mis nagu kiirgab sulle näkku ja see nagu naelutab pilku kohe ja liigub kogu aeg, et on nagu midagi seal on, nagu ma ei tea, mis see on, mida see meie nagu ajuga teeb, aga sihuke liikuv pilt, animeeritud pilt või ülesfilmitud pilt, et ta lihtsalt püüab pilku. See võib mingi oht olla, igasugune liikumine võib mingi oht olla, nii et sa pead nagu tähelepanelik olema ümbruse osas. No vot, et ma ei taha, et mingi asi lihtsalt nagu rööviks mu tähelepanu nagu lambi hetkedel, vaata. Aga selles mõttes on teler väga positiivne asi ikkagi, või sihuke hea seade, et jällegi, kui sa ütled, et sa istud nagu liiga palju arvuti taga, et siis mulle näiteks väga meeldib, et mu sülearvuti, mis muidu on peamiselt sihuke töövahend ja vahepeal ka sihuke nagu lihtsalt, et saata mingeid meile nagu sõpradele või nagu sihuke mõnus nagu suhtlusvahend, et siis ikkagi, et ta ei pea olema mu jaoks nagu kõik asjad korraga, et väga tore on näiteks see, et kui ütleme nagu tööarvuti on lihtsalt tööarvuti ja seda ma nagu õhtul näiteks nagu voodisse kaasa ei võta, et Netflixi vaadata või midagi, vaid ongi, et näiteks selle jaoks on teler, mis võib-olla asub lausa nagu teises toas, et ma saangi nagu tekitada mingi siukse nagu lõõgastumisala, vaata, ja juba need seosed, mis mul tekivad teleriga, et jällegi ma teleri taga kunagi nagu tööd ei tee, vaata, ma ei ühenda oma telerit oma arvuti taha, et näha suuremalt oma Exceli tabeleid. Ei võta nagu läpakat sülle või ei, ma mõtlen lihtsalt selles mõttes, et nagu teleri kaudu ma ei tee tööd, vaata, et ma ei kasuta telerit töö tegemiseks. Et selles mõttes ta on jällegi puhtalt siuke nagu vaba aja veetmise vahend, on ju, ja see on jälle nagu, see on jälle hästi positiivne, et ta on siuke masin su kodus, millega sul seostuvad ainult siuksed nagu lõõgastumishetked või siuksed nagu lõbusad hetked või mingid põnevad hetked ja see ei seostu sul nagu mingite muude nagu töökohustuste või mingite muude asjadega. Et jällegi siuke dedicated device, mida, kui sa oskad seda enda jaoks nagu piirata selle kasutust ja see ei lähe kuidagi nagu, see ei muutu kuidagi osaks taustamürast, mida on niigi liiga palju igasuguseid asju, mis nõuavad meie tähelepanu ja röövivad meie tähelepanu täiesti nagu tarbetult tegelikult midagi tagasi andmata. Et siis see on väga äge jälle. Nii et kui sa sellest regioonipõhistest mudelikoodide rägastikust lõpuks nagu ennast läbi murrad ja kui lõpuks muutub su elu nii kardinaalselt, et ikkagi teie majapidamisse saabub üks teler, võib-olla see ei ole see korter siin, võib-olla see on mingi muu elamine kuskil kunagi tulevikus, et siis ikkagi ma arvan, et see võib ka olla väga positiivne lisandus su masinate arsenali. Siin tuleb jälle see diletantlikkus, nüüd ma ütlesin teistpidi halvasti. Ei, see kõlas täiesti õigesti. Normaalselt, ma tundsin, et ma pingutasin üle. Ei, 5 punkti 5. Aga et siin tuleb jälle see, et ma ei suuda nagu tihtilugu ühte asja korraga teha, see on ka asi, mille kallal nagu tuleks tegelikult tööd teha, sellepärast, et inimese aju ei ole tegelikult multitaskimiseks väga võimeline, et inimesed, kes ütlevad, ma suudan nagu kõike korraga teha, teen kõik hästi, see ei ole kunagi tõsi, et me näeme, kuidas aju liigub ühelt tegevuselt teisele ja tegelikult need asjad ei jookse paralleelselt, aju tegeleb ikkagi ühe asjaga korraga, sa lihtsalt nüüd vahepeal liigutad teda ja see ei ole optimaalne, see ei ole efektiivne. Aga ma olen selline inimene, kes tahab kogu aeg endale seda valetada, et ma võin seda teha ja toda ja kolmandat ja ma kuidagi ei saagi rahulikult lihtsalt olla, eks ole. Kui me istume ja vaatame filmi, juba see mõte, et ma vaatan filmi, film kestab rohkem kui tund aega tavaliselt ja see mõte, et nüüd ma tund aega teen ühte asja või rohkem, kui see nagu tundub nii keeruline ja siis ma võtangi selle oma nutitelefoni või tahvelarvuti kätte ja siis vahepeal vaatan sealt veel midagi, et siuke nagu püsimatus on. Ma ei ütleks, et see on kuidagi selline modernne nutimaailma haigus, vaid see lihtsalt on nagu inimtüübi teema. Ma olen täiesti kindel, et minusugused ka enne nutiseadmeid tõmblesid ringi ühelt tegevuselt teisele ja ei saanud raamatut rahulikult lugeda, sest vahepeal tuli raadiot kruttida. Ma ei tea, mida inimesed tegid enne arvuteid anyway. Et midagi ei teinud. Et selles suhtes ma nagu ühest küljest muretsen natuke seda, et kui mul on see telekas, siis jah, okei, ma istun oma arvuti taga, ma mingi osa sellest ajast nüüd nagu olengi nagu võtnud, et ma panen nüüd selle arvuti kinni, ma siin täna enam midagi ei tee, ma vaatan nüüd paar sarja ja lähen magama, et siis mul ongi nagu see, et nüüd ma ei istu enam arvuti taga, et seda sarja vaadata, ta ei jää mul lahti ja ma ei vaata neid asju voodis nagu, et ma võtan veel selle asja voodisse kaasa, et mul on nagu selleks tegevuseks on nüüd see telekas, ma istun maha ja vaatan seda ja siis kaovad nagu need nii-öelda arvuti ja
ja tahvel nagu nendest negatiivsetest kohtadest ära, et ma ei peaks nii palju õhtuti arvuti taga istuma, ma ei peaks võtma seda tahvlit voodisse kaasa, et need nagu 2 negatiivset asja kaoksid ära, aga ma ei ole kindel, et siin võib nagu asi halvasti minna, et ma jätkan kõiki neid teisi tegevusi ja toon veel ühe asja juurde oma ellu, et noh, et siin jälle ongi see piiride tegemine. Et selles mõttes on, mulle tõesti, mulle meenub üks süke soovitus, mida andis mingisugune, ma ei mäleta, no oli mingi guru, on ju enam-vähem, ma ei mäleta, mille guru ta oli, põhimõtteliselt ta vist rääkis nagu suhetest pigem ja nagu sellest, kuidas nagu, et mismoodi kuidagi oma armuelu nagu kuidagi hoida või. Armuelu guru ja siis ta rääkis magamistoa kujundusest, sisekujundusest. Tantra guru. Ma ei mäleta, ei, aga ta nagu rääkis, et noh, umbes, et magamistoas peaksid nagu valitsema mingid nagu punased ja roosad toonid ja nii, noh, see jutt mulle nagu ei, see on siuke, ma saan aru, kust see jutt tuleb, on ju, ja mis seoseid ta seal tõmbas, on ju, aga ikkagi, et mul vahel tullakse kabinetti mõni töökaasa, tuleb hakkab feng shuist rääkima ja siis saad aru, see vestlus läheb tema jaoks nii ebameeldivaks, nii ruttu, et enam väga paljud ei ole julgenud tulla, aga jätka. Aga üks mõte, mis oli seal kuidagi oluline minu jaoks või kuidagi millega ma võisin nõustuda, oligi see, et magamistuba võiks olla tegelikult vaba elektroonikaseadmetest, et see tegelikult võiks olla sihuke nagu täiesti nagu seinast välja tõmmatud nagu koht, mis on mõeldud ainult nagu lõõgastumiseks ja noh, seal mindigi nii kaugele, et isegi nagu Maci või raadiot või nagu ei tasu tegelikult võtta nagu magamistuppa, on ju, ja noh, mul ei ole kunagi õnnestunud nagu mitte võtta kaasa, ma ei tea, telefoni kas või mingi äratuskell on seal. Äratuskell on sul seal, täpselt. Aga ma saan aru samas sellest mõttest või sellest sihist, et see võib olla nagu jällegi nagu väga hea mingil hetkel elus võib-olla, kui sul ongi näiteks, et kui su magamistuba seostub sul ainult nagu lõõgastumise puhkusega ja siukse nagu väljalülitamisega või siukse nagu ainult siukse hea kosutava nagu rõõmustava siukse emotsiooniga ja et magamistuppa minnes, et sul isegi ei tule nagu meelde, et võiks mingi meil sisse tulla järsku või noh, näiteks eile enne magama jäämist mul nagu telefon vibreeris maas korraks, on ju, ja noh, saad aru, ma lihtsalt nagu pidin nagu ümber pöörama ja vaatama, et okei, mis asi see oli, ma korraks nagu üritasin mõelda, et okei, ma hommikul vaatan, ja siis ikkagi jäi närima, et no fuck, mis asi see vibreeris, on ju. Siis ma nägin, et see oli lihtsalt mingi mõttetu kalendri teavitus nagu, et homme ma pean minema Pärnusse, vaata. Ja no ma teadsin, et ma lähen homme Pärnusse. Mul ei olnud vaja kell 12 öösel nagu seda meeldetuletust. Veel korra välja tõmmata ennast kogu sellest ja jällegi ma nagu, mul kulus rohkem aega, et magama jääda. Ühesõnaga, et siukseid segajaid võib tulla nagu suvalt sisse nagu igast masinast, ütleme, mis nagu, ma ei tea, järsku mingi tuli vilgub kuskil, jälle see nagu äratab su tähelepanu, jälle nagu, noh, sa ei lõõgastu, vaat sa tegeled mingi mõttetu asjaga. Et selles mõttes siuke masinavaba, seinast välja tõmmatud, no magamistuba kõlab nagu väga siuke hea ideaal, mille poole püüelda. Ja noh, jällegi nagu, et on võimalik masinaid kasutada targasti, kui sa paigutad neid õigetesse kohtadesse. Füüsilised piirid, eks ole. Ja ongi, kui sa nagu reaalselt näiteks nagu jagad ka erinevaid nagu tegevusi, ülesandeid erinevate masinate vahel, kui see on nagu kuidagi teadlikult tehtud, siis see on nagu, siis on äge. Jah, ei, ma olen täitsa nõus. Ja kasulik. Jah, ja noh, ütleme telefoniga mul on selles suhtes ühest küljest halb ja teisest küljest vedanud, et ma natukene iga kord virisen selle üle, et mul ei ole neid voodi kõrval igast mingid öökappe ei ole, et mul oleks kuhugi, kuhu oma telefon panna, et ta oleks nagu lähemal, et ma ei peaks püsti tõusma iga kord, kui ma või üldse, et noh, ta on nagu ebamugavas kohas, et ta on minust üsna kaugel, kui ma magamistuppa ta panen, ta peab mul seal olema, et ma hommikul üles ärkaks ja teisest küljest, noh, tegelikult on see hea, et ta seal kaugel on, ma ei vaata teda enne, kui ma magama lähen ja noh, tegelikult olgem ausad, jah, ma vaatan teda pärast ärkamist, sest mu äratuskell heliseb, ma tõusen voodist püsti, ma lähen võtan oma telefoni ja tihtilugu ma siis vaatan ja mõtlen, et ma korraks viskan veel pikali ja selle asemel, et no siis ma jään seda telefoni muidugi uurima ja vaatama, et ma arvan, et mingisuguste uute rutiinide loomine ja proovimine, mul kuidagi mõlgub see nüüd viimasel ajal rohkem mõttes ja peaks nagu proovima ja mõtlema, et millised need uued natukene kasulikumad rutiinid võiks olla. Mõtleme selle peale. Kohtumiseni, Ivo. Kohtumiseni, Jim. Aitäh selle mõnusa saate eest. Sullegi.